Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Oled valmis? Muidugi. Väga hea. Nii, tere taas kõigile. Mul on ülimalt hea meel, et meil on järgmine episood ja meil on ülivägev külaline, keda ma olen väga siia oodanud ja kusjuures esimene meeskülaline, Martin Eduald. Tere, tere. Ja ma lühidalt räägin, miks ma üldse kutsusin teda, sellepärast, sest ma alguses arvasin, et ma kutsun ainult naisi enda podcasti, aga siis kuidagi Martin sattus mu Instagrami feedi ja siis mõtlesin, okei, tegelikult oleks väga põnev nagu kuulata ka seda nagu teist poolt ja eriti ka selles mõttes, et Martin on ka NPC-s võistelnud ja üldse kuidagi mulle tundus, et ta teab väga palju selles fitness-maastiku kohta ja siis mind lihtsalt huvitas ja sellepärast ta siin istub. No võt, siin ma olen. Jah, nii et Martin, ma ise võib-olla väga pikka nagu sissejuhatus su kohta ei teekski, vaid lasekski sul endal rääkida, et räägi lühidalt, et kes sa oled, mida sa teed, kuidas sa kulturismini üldse jõudnud oled? Martin Eduald olen ja tegelen kulturismiga, võistlen kulturismis, juhendan teisi, võistlusettevalmistust teen. Ja kuidas mina jõudsin, siis tuleb minna aastasse tagasi ilmselt juba tegelikult, kui kõik lahti detailideks võtta 2010, siis ma läksin üks väike poiss läks boksitrenni, revalsporti ja kes teab siis, et revalspordis sinna tagumistesse saalidesse jõuda, siis tuleb läbi jõu sai jalutada. Nii. Ja siis Martin jalutas sealt ja siis ma nägin, et vaatasin ühele poole, teisele poole, mõtlesin, mõtlesin, et ise vist tahaks ka kunagi selline olla, et mingisugune sooned ja jooned natuke jookseks, et see käib justkui nagu meheks olemise juurde. Muidugi oli see mõte ka, et ei, ma nii suureks küll ei taha, et et natukene, et 13-aastane poiss, et tüdrukud natuke seal vaatavad ja siuksed asjad on. Ja lõpuks siis läks 4 aastat veel mööda, ma tegelesin boksiga, tahtsin võistlema minna boksis, aga ei mahtunud oma kaalukategooriasse, toitumisest möödunud midagi too aeg. Siis tuli 2014 aasta lõpp, tuli paus ja siis ma mõtlesin, et okei, see on mind kummitanud. Kunagi oli siuke asi nagu Bonsuna Foorum, ma ei tea, kas sina mäletad või? Ei mäleta, okei. Seal olid siis tollaaegsed Eesti kõik tipptegijad, seal oli Marek Kalmus, siis oli fitness.ee oli ka. Need 2 leeri läksid tülli oma vahel. Tegelikult seal mehed olid ikkagi sõbraku kokku, said teretati, noogutati, aga toidulisandite business puhtalt. Ja siis oli Bonsuna Foorum ja oli fitness.ee ja Bonsuna Foorumis siis olid seal Marek Kalmused ja Argo Ader oli seal ja kõik nii-öelda Eestis vanad kulturistid, kes siis too aeg olid. Ja siis ma hakkasin seda foorumit sirvima, mul oli boksitreeningud just pooleli jäänud tegelikult, ma ei teadnud, kas ma lähen tagasi või ei lähe. Ja hakkasin uurima ja siis vaatasin, et okei, põnev, vaatasin ühte foorumit, teist foorumit, et kõik pakkus väga huvi ja kõik jäi külge, nagu švammimesin kogu info sisse. Ja 2014 aasta lõpp tegin oma elu kindlasti kõige parema investeeringu. Tellisin Marek Kalmuselt 15 euroga treening ja toitumiskava ja absoluutselt sealt sai kõik alguse. 15 euroga või? Jah. Kuule, päris odavalt. Aasta oli 2014 ja see oli sooduspakett. Ja siis hakkasin tegema. Mõtlesin, et teen, vaatasin tulemust ei ole. Siis mõtlesin, et kõreb peaks selle toitumiskava vist ka tegelikult seda jälgima hakkama, et äkki siis midagi muutub, et 6 aega on nagu tehtud. Alustasin Haatrid Simmis 10 kilo stantlitega 2014 aasta lõpus. Ja siis märtsiks ma olin suutnud ennast 87 pealt võtta 78 peale ja see oli see koht, kus mul tuli ikkagi see six-pack juba välja. Ja siis inimesed, kes teevad juba paar kuud trenni, näevad päris tulemusi, siis ongi 2 sorti, et ühed on need, et ma olen rahul, süüaks ennast paksust, aga mul hakkas just siis silm särama. Ma nägin, et okei, et ma tegin seda, siis ma hakkasin enda arvates massi lisama, sain ennast 85 peale tagasi, aga vorm oli ikkagi parem kui alustades. Ja niimoodi vaikselt läks ja siis kirjutas mulle Marek Kalmus 2016 aastal, 2 aastat hiljem peale kava tellimist ja küsis mu käest, et kuule Martin, et sa oled ikka väga arengu teinud, et kas ma su pildid võin kõrvuti panna. Tahtis reklaami omale teha, nagu need musta kasti taustaga tal need võrdluspildid olid. Oi, mis tunne mul oli nii uhke tunne too aeg. Kalmus kirjutab mulle ise või, et ta tahaks mu pilte kasutada või. Siis ma mõtlesin muidugi. Ja siis ma hakkasin ka oma peas mõtlema, et okei, et kui ma oma elu korda saan, et kõik on joone peal, et siis tahaks kunagi küll võistelda ja tegelikult sealt saigi kõik alguse. Ja võistlust, jah,
mis siin küsi midagi veel juurde. Ma võin rääkima jäädagi. Ja, et kuidas, selles mõttes, kas ma saan aru, et sa käisid siis 2 aastat niimoodi jõusaalis ja kõik toitumisega. 1,5, kus see mõte ikkagi pähe tuli jah, et ma ikkagi tahan võistlema minna. Ja kui palju aega võttis, et sa siis läksid esimesele võistlusele? Aega, millest sa mõtled nüüd jõusaaliga alustamisest versus siis lavani? Jah. 2014 aasta lõpp, ütleme 2015 aasta algus, ma hakkasin tegelikult kavasi jälgima nüüd toitumise oma karpidega ringi käima. Siis 11,5 aastat tagasi ja siis 2000, ütleme kuskil jah, 2 aastat. Sest 2017 aasta mai algus ma olin juba laval. Aga sa olid siis, milline su esimene võistlus oli? Minu esimene võistlus oli väga äge. See siukene naisterahvas kunagi Eestis oli nagu Kristel Klein, ta elab praegu Inglismaal ja siis ta tõi siukse, ütleme ta on siukene Inglise liiga, siuke, et seal ei ole nagu mingit üli kõvat taset. Ma võin naljaga öelda, et ma sain esimene võistlus muide pro-kaardi ka, mitte seda IFV Pro, aga see on siis Pure Elite Pro, sest ma olin enda kategoorias, võitsin keda iseennast, sest ma olin üksinda. Ja nalja koht, eks ju, aga tagantjärgi ma mõtlen, aga teisi ei olnud ja mina ei saanud ju seda mõjutada, eks ju. Ja vorm oli nagu ta oli, kes siin mingi 2017 aasta pilte vaatab, et ma võin hiljem storisse need asju panna ka. Et sealt sai kõik alguse jälle. Et hea on öelda kellegi kohta, kes valmistub, et oi, et mis sa hakkad minema ja et mõttetu vorm ja et aga tegelikult kuskilt saab kõik alguse, isegi kui see algusest tundubki mõttetu peale vaadates, et otsa vaja lihtsalt lahti teha ja siis juba näitab elu ise, mis edasi saab. Aga mis föderatsioonis sa ise alustasid? Mina alustasingi see Pure Elite, kui seda saab föderatsiooniks nimetada. Siis ma tahtsin minna. Üldse kuulnud, mis asi see veel on? Ta on inglise ja briti ja seal figureerib põhiliselt. Okay. Ja seal on igas kategooria ka, nagu ma vaatan, et see Eesti IFV liigub ka sinna suunas, et mingisugused ruudulised vestid ja inglitiivad ja et paneb selle kaalukausi natuke kõikuma. See selleks sport võidab on ju. Aga ja inglise liiga ja siis ma käisin, võistlesin seal täitsa puhtalt. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen Eesti meistrivõistlustele sügisel. Kirjutasin ka neile. Öeldi, et muidugi tule, aga sa võistlesid seal liigas ja maksa dopingu kontroll omal ise kinni 500 €. Ma sain too aeg 650 € palka. Töötasin superalkos sadamas. Et kas üks noor poist, et siis jääks 150 € üle, aga saaks tõestada, et oleks puhas on ju. Ilmselgelt ma ei teinud seda. Siis tuli 2017 aasta suvi. Ja ma mõtlesin, ma nägin, et üks seltskond läheb NAKI võistlustele, NAKI föderatsioon siis. Praeguseks see liiga on kurb öelda, aga suht välja surnud. Saksamaal igal pool välismaal on taset, aga siin ta on üsna madalaks jäänud. Aga toimib ja nii kui ta saetakse, nii lähebki, et põhiliselt ongi kõik on NPC-sse sealt üle kolinud. Et endine näiteks Baltimaade promootor Karolis Silinskas, Leedu mees, tema oli siis NAKI föderatsiooni president Leedus ennem, nüüd on siis NPC Baltimaade regiooni siis promootor. Ja. See on päris huvitav, ma ei teadnud isegi, et nagu, ma olen ainult näiteks enamasti mingi NPC, IFBB ja et see on mingi, ma tean küll, et mingid väiksemad asjad on, aga ma ei teadnud, et inimesed päriselt käivad seal. Ja käiakse. Ja mingisugused võistlused VNBF ja mis seal igasugused on. Seal on reaalselt, Inglismaal oli veel mingi liiga või seal Briti selles kuskil. Mul ei tule ette praegu. Aga seal on auhinna rahad ka ikkagi $5000 ja niimoodi, et kui sa lähed, siis saad oma reisi kulud kaetud ja natuke taskuraha ka, kus seal võidad. Ja tuleb vorm muidugi teha. No jah. Aga vähemalt motiveerib natuke. Vähemalt motiveerib, et äkki saab midagi. Aga ehk siis nagu selles mõttes algus tegelikult ei olegi üldse väga Eestis või kas üldse oled Eestis võistelnud? Ma olen Eestis võistelnud Tartus Korsatšimis, see ei ole ka mingi föderatsioon. See oli siis Olev Annuse mälestusvõistlus, mida korraldas Gert Korsanov. Tänud talle selle eest, väga äge võistlus oli. Ja räägin ka korra sellest Korsavõistluses, kuidas see alguse sai. Niimoodi, et me valmistusime meestega 2020 aasta sügisel Läti ja Leedu võistlusteks, NAKI föderatsiooni siis. Ja mis juhtus? Kõik hakkasid köhima äevastama järsku on ja piirid pandi kinni. Ehk siis korraldaja kirjutas meile niimoodi, et meil oli reede oli minek ja teisipäeval korraldaja kirjutas, et piirid on kinni nüüd ja Lätis inimesi võib matustele kuni 3 tükki tulla. Ja siis võistlused. Siis üks tore Eesti mees Gert Korsanov otsustas, et nii asi küll ei jää.
tal on oma jõusaal Corsat Gym Tartus ja ütles, et teeme ise võistluse. Paneme boksisaali kinni, lööme lava püsti, võtame toolid, värgid, teeme karikad, medalid ja keegi ilma ei jää. Ja need kõik mehed, kes pidime eri kategooriatesse välismaale minema võistlema, eri tasemega, eri vanuseklassides löödi meid kokku. Ja nii sündis Corsat Gymi võistlus. Et seda on 3 korda korraldatud ja tegelikult väga kõva võistlus. Okay. Et Eestis näiteks ka kasvõi, kes meil siin NPC-sse välismaale kuhugi lähevad, et väga hea stardipositsioon, kus oma mingit vormi katsetada juba. Ja siis saad seal natuke targemaks võib-olla, et väga äge. Päris huvitav. Tead, kuna me siin nendest föderatsioonidest asjadest räägime, ma korra hüppaks enne, kui ma räägime sellest võistluspreppis sulle endal, et räägime nendest föderatsioonidest siis enne, sest me juba räägime sellest, mis me hüppan siin teemades. Absoluutselt. Et nüüd sa oled vaata nii palju neid erinevad mingid föderatsioone asju nagu mainin, Eestis tegelikult NPC nüüd kui sa tahad Eesti meister olla, siis sa pead võistlema IFBB-s, punkt. Jah, on ju, et selles mõttes, et Eestis meil põhimõtteliselt on ainult IFBB, on ju, NPC nagu vaikselt hakkab tulema, on ju. Aga mis nagu, kuidas ülejäänud maailmas asjad toimuvad? Ülejäänud maailmas toimuvad asjad niimoodi, et näiteks Leedu IFBB-s, seal on suurtemate meeste kategooriad, vaikiv kokkuleppe, et suuremad mehed võistelge ka, teid me ei kontrolli. Ja kõik on sõbrad. Võtame siin näiteks nüüd Soome, selle Nordic Fitness Expo. Eelmine aasta korraldati selle Nordic Fitness Expo raames, mis on toimunud juba 30 aastat, saab nüüd kohe juubelivõistlus on neil juubeliüritus, eks ju. Siis seal ka, et korraldajad suudavad miski pärast nii teha, et kõik mahuvad ühe katuse alla võistlema. Need pullmentula, need raskekaalumehed 110 kilo, 130 kilo, kes seal lavale tulevad, nemad mahuvad. Ja kõik Soome ja Eesti IFB sportlased, kes sinna lähevad võistlema ka mahuvad. Kõik on sõbrad. Aga mina mäletan, kui meil tuli NPC, tuli Eestisse, esimene võistlust hakati korraldama, pandi plakatid välja, siis see on avalik uudis selles suhtes, igaüks saab seda järgi vaadata. Minule tuli uudis ette Õhtulehes, kus tollaaegne Eesti kulturismi fitnessi president härra Ergo Metsla ütles, sellest on uudis ka, ütles niimoodi, et hoiatus või signaal, et kõik võivad seda artiklit ise lugeda või selle võib kuhugi pärast postitada ka. Ühesõnaga, et nüüd pahad inimesed tulevad meie mängumaale. Et seal oli minu arust see, et kõik just isegi mitte võistlejad, hakati hoiatuskirju välja saatma. Treenerid, kes saadavad oma sportlasi NPC võistlusele, need ei ole enam IFBB soodatud. Selles suhtes, kui meil on põhikirjas kirjas, et kui sa mujal võistled, siis sa meile enam ei tule. Kui sa oled sinna allkirja andnud litsentsident IFBB, siis nii on, see on reegel, eks ju. Et siis nii peakski olema. Aga välismaal ma ei teagi, kuidas siis on Leedus ja kuidas Saksamaal on, ma küsin sinu käest. Ma just tahtsingi öelda, sest minul ju algselt oli ka plaan, et me natuke mõtlesime treeneriga, et äkki ma teen selle Rootsi NPC võistluse ka kaasa, mis oli siis juuni esimene nädala, mai esimene nädalavahetus, on ju. Ja siis ma natuke nagu rääkisin siin Eesti Kulturismi Liidu inimestega, siis üks ütles mulle, kuule, et ei, et Eestis nii nagu ei saa, et siis sa pead maksma selle dopingu eest, on ju. Siis mõtlesin, aga kui ma olen nagu puhas, et miks ma peaks nagu eraldi maksma selle? Nii on kirjas paberi peal. Aga siis mul Saksamaa treener ütles ka, et Saksamaal on küll niimoodi, et käid ühes, käid teises, ise tead, et oled puhas, on ju, siis tead, et võid ka nendel võistlustel osaleda. Mine osale, kui arvad, et sa võid võita midagi. Mine proovi. Täpselt. Et aga Eestis vist on asjad teistmoodi. Eestis on asjad teistmoodi, jah, et Eestis mina mäletan täpselt ka seda, kui seda esimest Corsat Gymi võistlust korraldati, mis ei ole üldse mingisugune föderatsioon, vaid mehed, kes piiride sulgemise tõttu jäid oma võistlusest ilma, tulid kokku, enda saali tulid veel kokku. Gert Korsanovil on jõusaal, seal korraldasime, seal oli ruumi piisavalt. Ja siis tahtsime kutsuda kohtunikuks sinna ühte Eesti Kulturismi Fitnessi Liidu treenerit, koolitajat, Tartu mees. Ja siis tema muidugi nõus teeme, tuleb, ta teab ka üht-teist, et arendame kõik koos kulturismi on ja et niisama väike nädalavahetuse show-üritus. Mees saab kell 10 õhtul omale kirja. Kui sa sinna lähed, siis hakkavad need asjad juhtuma. Nii oli. Et see ongi sõna vastu, et kus vastupidist väidab, ma ütlen alati, pakun välja, et pulge istuge siia keskele, siin on ruumi juurde ja räägime edasi, argumenteerime, eks ju. Nagu selles mõttes,
peamine vahe ongi ju tegelikult IFBB-s see, et seal on kõik nagu puhtad, on ju? Jah, paberite järgi, jah. Jah, jõuame kohe sinna ka. Ja. Ja NPC-s on nagu... Seal on keemikud kõik siis järelikult. Jah, aga kas ikka on kõik või? NPC-s? Jah. Ilmselgelt mitte. Jah. Ilmselgelt mitte. Sest nüüd minu arvast hakatakse ju ka rohkem NPC-s ka neid, mis ongi ametlikud puhtad võistlused. Ja, vot see on äge, räägingi kohe sellest ka, et meil näiteks üks Leedu poiss, kes siin, ta käis isegi NPC Estonia võistlustel. Ütlen, et täiesti puhas, muidugi ma ei tea, kes nurga taga midagi teeb, aga vormi järgi vaadates täiesti puhas. Mitte mingit ebaloomulikku lihasmassi, vaatasin tema arengupilte ka, mingit plahvatuslikku arenguhüpet pole olnud. Kõva tööloom ja geneetikaga ja ta sai nüüd Poolas natural võistlustel sai pro-kaardi, mis on väga-väga kõva tulemus. Ja ta jäi Eesti võistlustel teiseks ja ta jäi teiseks nende järgi, kes kasutasid siis. Ehk siis ta võttis terve trobikonna mehi, kellel oli keemia sees ja lõi nad pikali kõik oma puhta vormiga. 10-15 kilo kergema kaaluga võib-olla. Päris huvitav. Ehk kas peab alati võtma mingit steroide või tahaks öelda, et tegelikult ei pea, aga nüüd jälle jõuame sinna tagasi, kus kategoorias me võistleme. Kui sa tuled kuni 102 kilo NPC-s heavyweight või siis lähed sealt, oled üle veel, oled super heavyweightis, siis tuleb proovima 70 kiloga. Muidugi meil on ka näited siin, seal on kõik keemikud, on ju, aga välismaalt just, et mingid 130 kilosed kollid, 120 kilosed kollid ja siis tulevad mingid kuradi Aasia poisid, 75 kilosed viskavad oma dressi maha ja löövad oma kuivuse ja proportsioonide ja kõigiga niimoodi karbid laiali lihtsalt. Suured vennad vaatavad, mis asja lihtsalt. Ja pärast teise koha karikad lendavad suurte poiste poolt. Ei olda rahul, ei saada aru, miks ma ei võitnud. Aga miks üldse siis tehakse steroide? Miks tehakse? Sellepärast tehakse, et teised teevad väga lihtne põhjus. Kui mul keegi ees ei teeks, eks ju, siis ei oleks kellelgi põhjus kasutada. Ilmselt teine suur põhjus on see sellepärast, sest saab teha ja sellepärast neid on olemas. Ja eks see on kolmas põhjus ilmselt on kuskil inimloomuses, et mingisugune psühholoogi haridusega inimene oskab vastuse anda võib-olla. Okei. Aga kas sa veits juba nagu mainisid ka ja eks siin Eestis on ka need kuulujutud igast võistlejate kohta ka olnud, kas nad isegi kui IFBB-s võistlevad, kas nad on ikkagi nagu puhtad? Me leppisime ka kokku, et me nendest nagu nimedest ei räägi. Jah, see oleks väga nime täpselt. Aga selles mõttes, et kas IFBB-s, kuigi ta on ametlikult nii-öelda puhas föderatsioon, kas päriselt ka on nii, et kõik on puhtad? Kahjuks ei ole. Kahjuks ei ole selles mõttes, et ma ei ole isiklikult näinud, et keegi ennast süstib, eks ju. Aga kui me võtame nüüd eelmise ja üle-eelmise, nagu sa ütlesid, me rääkisime korraks juba sellest, kui me võtame need FitLab Cup võistlused, ütlen ka siia, et väga tänuväärne üritus, algajatele antakse võimalus kuskilt alustada, ma ei pea minema mingit X-tegelastega kokku, eks ju. Aga nüüd meil on olukord, kus on lastud 3. aastast läbi 100-kilose lavakaaluga mehed. See mõõtmetes siis tähendab vähemalt ühte mind ja natuke pealegi. Mina mõtlesin lava taga, et okei, see on nii suur mees, äge vorm, väga kõva, paras mulle lavale kõrvale täpselt panna, eks ju, ja konkureerida. Mina mõtlesin, et ta on mingi võistleja treener. Ei, siis ma vaatasin, et ta läks Krimmi. Ja siis mul tekkis ka oma peas küsimus, et ma nägin, et eelmise aasta FitLab Cupi korraldaja, praegune siis Kulturismi Fitnessi Liidu president, teeb selle mehega veel koos pilti. Kulturismi Fitnessi Liidu president praegune, ta on täielik professionaal, tuvastama inimesi, kes on kindlasti kasutanud. Need mehed, kes seal on, need on nüüd võidud ära viinud raskekaalu, mitte raskekaalu, meil ei ole raskekaalu, aga kulturismi absoluudi võidud. Räägin FitLab Cupist ja Valio Profil kunagistest võistlustest. Siis need mehed ei ole kuskilt otsast puhtad. Seal ei ole isegi üritatud varjata, sealt ei ole isegi üritatud kuuri pealt maha tulla. Seal on hommikul viimane süst tehtud ja mingit diureetikum veel sisse võetud. Ja see lastakse läbi ja siis te võtate dopingukontrolli raha, sularahas 20 eurot iga inimese käest, siis tekib küsimus, mitu testi tehti. Ja need mehed lähevad karikatega koju sealt. Kõige ägedam oli see on avalikult ka netis olemas, kes peaks minu Instagramist talkima. See on highlightside all siis, et
kui tolleaegne Kulturismi Fitnessi Liidu president härra Ergo Metsla astub lava peale ja paneb minu poisile, kes on puhas Ranek, teise koha medali kaela ja 10 sekundit, 5 sekundit hiljem läheb, paneb esikohale medali kaela ja siis Ranekule ütleb samal ajal medali kaela pannes, aga see esikoht ei ole ju puhas ja pole alga, et ära muretse, et väga tubli töö. Siis mul tekkis üks nii suur error peas nagu, et kuidas see võimalik on, et siin ongi, mulle kirjutas nende story'de peale kuskil 70+ sportlast. Need sportlast oli kõik Eesti Kulturismi Fitnessi litsentsiga sportlased, kas just kõik, aga nad olid seal võistelnud. Ma ütlesin neile, et mis te mind tänate, et täname Martin, et sa selle teema üles võtsid ja keegi peab ju rääkima. Ma mõtlesin, mis te mind tänate, et teie olete asjad tuum, te peate sõna võtma. Siis mulle öeldi, et Kulturismi Fitnessi Liidu selles litsentsis või kui sa selle teed, siis on seal ka punkt, et sa ei tohi oma jutu ja tegevusega seda mainet kahjustada, mis on ka igati nagu loogiline, eks ju. Et mina tahaks selle kohta öelda seda, et oleme sõbrad ja tehke oma asjad korda. Ärge lubage keemikuid lavale. Meil on seal Eesti Kulturismi Fitnessi juhtkond. Ei, seal ei ole rumalad inimesed, seal on targad inimesed. Need targad inimesed oskavad väga hästi tuvastada, kes on kasutaja ja kes ei ole kasutaja. Et Eestis ka, et kui ma jälle näen siin, kurva pilguga nägin, et jagatakse seal stories ja Kulturismi Fitnessi Liidus, kuidas mingi kutid on poole aastaga 22 kilo juurde võtnud. 22 kilo. Ma võin sulle pärast neid pilte näidata. Seal ei olegi küsimust. Et te olete ikka päris julged, ma küsin. Ja teine küsimus, ma küsiks kõigi käest vastu ka, kes targemad seda pärast vaatavad, et kas siis enam Eestis hooaja välistopingu kontrolli ei toimi või on just see, et tuleb õigel ajal litsents ära teha või? Jaa, aga mul on siin 2 küsimust korra. Esiteks, vaata, kuna minu kuulajad siin enam, mõned on nagu tegelevad väga aktiivselt kulturismiga, mõned ei tegele. Ja kuidas sa üldse saad aru, et keegi teeb midagi? Sest eriti nagu, mis mind kogu aeg nagu häirib selle teema puhul, nagu mul on alati see põhimõte, tee mis tahad, mul on jumala savi, aga ära teeskle, et sa ei tee või ära ütle, et sa ei tee, aga samal ajal sa teed ja siis teised mõtlevad pekki, kuidas ta saab nii hea vormi nagu nii kiiresti. Et see tekitab nagu nii vale pilti. Ja mina olen ka hakanud nagu aru saama, et okei, kes teeb, kes ei tee. Mina näen neid nagu asju ka juba vaikselt ära. Aga kuidas siis päriselt aru saada, kas keegi teeb mingid asju või mitte? Esiteks on see, et peale vaadates, et teine asi on see, et ma ütlen, et Eesti on nii väike, et Eesti IFBB treenerid ka, ma ütlen teile siia jälle juurde, et kui te annate oma õpilastele preparaate, mingisuguseid asju, eeldatavasti kiire toimelised, mis õigel ajal välja läheks, et tegelikult te olete klounid, mõtte nii teete. Sest kui meil on kokku lepitud, et me teeme puhtalt, siis tehkegi puhtalt. Siin võib olla veel neil see vastuväide võib-olla, et oi, aga jälle need välismaalt tulevad, et me siin nüüd enatšime ka, kasutame ka veits, siis vaata, et siis on nagu see on klaunaad, minge NPC-sse, ärge tulge oma kuuli pealt maha, tehke ilusti oma vorm siis nende steroididega lõpuni, mida te niikuinii kasutate. Nüüd tulete maha ja lava peal lõpuks näete ikka nagu kunniks sitta välja tegelikult. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa tahad IFBB-s võistelda, siis lihtsalt pead õigel ajal nagu maha tulema. Põhimõtteliselt küll, hetkeseisuga on see asi niimoodi läinud. Aga see on välismaal ka niimoodi? Nagu IFBB võistlustel, sest ma tean, et okei, mõni on nagu vahele ka võetud, aga kui sa seal IFBB näiteks tipud on ju, kas sa arvad, et nemad teevad või? Aineid või? No üsna eranditult, 99%, 8%. Ehk siis tegelikult see on, vaata minu jaoks on nagu nii naljakas, et tekib nagu tegelikult siis IFBB ei ole ju puhas föderatsioon. Ei ole, muidugi, minge vaadake. IFBB näiteks on ju ka omale teinud, et me oleme küll IFBB Internationalt, me oleme küll puhtad, aga meil on Elite Pro. Mis see Elite Pro on, küsiks? See on ju siis tehtud justkui, et vaikiv kokkulepe, et siin võime kasutada või keegi väidab vastupidist või. Et Eesti sportlased ka, kes seal IFBB Elite Pros on ja Semi-Pros, et näha on ju, kes seal mida teeb, et mida iganes ta ei ütleks. Et siis ärge tulgege lihtsalt teiste peale näpuga näitama, kes NPC-s võistlevad. Väga lihtne. Aga mis sa ise arvad nendest nagu võistlejatest, et kes kasutavad ained ja lähevad puhtale võistlusele keemikuna? Tahakski teada, olen küsinud ka
ja väga palju mõelnud selle peale, et mis nende inimeste ja treenerite peas toimub. Et ma ei kujuta ette, mis tunne on minna ja võita ülekaalukalt näiteks teisi ja siis teades, et ma olen keemiat ju tegelikult kasutanud. Tegelikult ma olen cheater ju. See on kõik võlts nagu. Teised on päriselt puhtad. Teistel ei ole sükest vaskulaarsust. Teistel ei ole siin venitusarme. Teistel ei ole väikest künekomastiat, on ju. Teiste rinnaesine ei ole sügavat aknaarme täis või siit. Ja ütlengi treeneritele, kui te annate oma noortele õpilastele, kes IFBB-s Eestis puhtalt võistlevad preparaate, siis tuletan teile meelde, et need inimesed on noored. Tegelikult see on teie suur saladus, aga nad räägivad ikkagi edasi. Et olen minagi pilte saanud ühelt tüdrukult ühest Eesti suurest tiimist, kuidas hakkame treeneriga kasvama. Saadeti mulle siis Instagrami poolik Anavari selle steroidi pakendi lehe pilt. Hakkame treeneriga kasvama. Mis sa üldse arvad, et jällegi vaata, et paljud üldse kulturismiga puutuvad ju ka, alustavad juba väga noored. Mul endal ka on üks, kes on 17 aastane, tavai, ma tahan lavale minna. Ma et okei, need on need terviseriskid, on ju, see ei ole tervisesport. Sa pead hakkama teda üldse, et mitte et lähme, aga sa pead hakkama teda reaalsusesse tooma kõigepealt. Jah, täpselt on ju. Ja eriti, kui me räägime nüüd ainete kasutamisest ka, et mida sina arvad, et kas on mingi ma ei tea, vanuse piir, et ma ei tea, 16-aastasele äkki ei annaks seal mingit asju. Jah, selles mõttes, et 16-aastasest rääkides, et meil siin siuke lugu on aastad tagasi juhtunud. Üks Eesti siis treener samamoodi otsustas, et 2012 aasta suvel peaks ühele noorele kutile aineid andma. Et poiss tahtis Mr. Olümpiaks saada. Ja praeguseks ma ütlengi see, et kes see 16-aastane poiss oli, et mis juhtub noore inimese ajukeemiaga, kui ta hakkab mingisuguseid preparaate tarvitama. Võib-olla mitte kohe, aga praegu ma ka näen, et meil terve TikTok on täis ja välismaa poisid on muidugi eeskujuks, eks ju. Et kes seal 20-aastased ongi suured kollid, 130 kilo kaaluvad 140 kilo, eks ju. Et teevad enda ägedaid videosi värke, et ma vaatangi, et meil Eestist lähevad ka poisid järgi sinna, et hakkavad oma mustalt turult ostetud preparaate filmima ülesse, et see on siis äge, et see on uus moetrend. Et see on täiesti crazy, et kui te vaatategi neid noori tüüpe, mis nägusi nad teevad ja sa saad aru juba, et see normaalselt hormonaalne tase see kõigub, et mingid siuksed asjad kõik. Aga mis üldse need, vaata jällegi minul ka on see, et miks vähemalt praegu, ma olen 100% kindel, et ma tahan puhtana võistelda, ongi lihtsalt, ma kardan nii väga need kõrvalmõjusid, eriti naisena, seal on kui sa ikka valesti teed, siis võib väga tekkivet minna. Ma ei tea väga, ma ei taha kedagi solvata, aga ega ma ei tea väga Eestist suure lihasmassiga naist, üle keskmise lihasmassiga naist. Ma räägin siis konkreetselt kasutajatest, kes ma tean, et kasutavad. Vaatan peale, ütlen, et sina kasutad. Ma ei tea kedagi, kellel oleks naiselik käel. Mitte kedagi. Ühed on suuremad, teised on väiksema lihasmassiga, aga see näitabki, et sa ei pea isegi selleks väga suureks ennast ainetega ajama, et see muutuks. Juba esimesed märgid tekivad. Aga mis üldse need nii siis meespoole pealt kui ka siis naistel, mis need riskid on, terviseriskid? Või negatiivsed tagajärjed. Sa mõtled meeste ja naiste puhul mõlemad või? Räägi meeste puhul ja siis räägime naiste puhul. Absoluutselt igad asjad selles mõttes, et kui meil ütleme mingisugune noor tüüp, meil on moes mitte lihtsalt siin mingisugust natuke proovida, aga meil on siin moes kohe omale panna see kange asi peale, see kange asi ja siis võtaks veel veits rasvapõletajad ka juurde kasvamise ajal, on ju, et poiss vaata see ongi, et mul on nüüd siuke steroid, mis põletab rasva ja teine steroid on siuke, mis kasutab lihast. Ma panen neid koos. Noored on liiga ahned, seda tahan öelda. Ja seda ei tohi teha siis, jah? Tegelikult ei tohi, eriti veel mingi 18-19 poisid. Ma ei soovita seda vanematele ka mitte, aga päris hull, jah. Et see näitab ajukeemia, neil läheb ära ja siis seljad mädanevad ja käiakse künekomasti operatsioonidel ja et 100 häda nagu. Ja siis kõige ägedam on see, et need samad vennad valmistuvad teisi võistlusteks ette, ise pole laval käinki, eks ju. See on, mis ma lihtsalt mõtlen selle poole pealt ka vaata, et
seal on nagu nii suured terviseriskid, kas äkki peaks siis nagu lubama igal pool neid asju, et siis saad nagu rohkem kontrollida nagu seda, et noh, kuidas kasutatakse, sest noh, praegu ongi see, et ostad kuskilt, noh, sa isegi võib-olla ei tea, kas on üldse mingi puhas aine, no see on üldse nagu narkootikum. Sa ei saa seda kontrollida tegelikult niimoodi. Et selles mõttes ja noh, eriti nagu noortel, noh, ma näen ju ka, kui ma käin kuskil džimmis, noh, kus on enamus need noored. Näed, et üks vend on rõvedalt paistas lihtsalt, ta on midagi teistmoodi. Ja, et päris nagu, ma ei teagi, mis mu küsimus siin on. Mõttekäik see, et nagu... Mis juhtuda võib? Jah, et tegelikult võib ju väga, noh, enda tulevikku ka väga nagu pekki. Väga hullult ja ma räägin, et need samad tuleviku näiteid on Eestis ka, et kui meil hakkabki mingi 16-aastane poiss steroide tarvitama, siis noh, hetkel on see, et need inimesed ei ole mitte kuhugi jõudnud. See on ainult jutt. No, et üldse ka, kui me vaatame, kes siin mingisugused võistlejad on võib-olla, kes on mõne korra laval käinud ja näha on, et nad on ühe korra selle vormi ära teinud ja nüüd nad kiiluvad kuskile minevikus kinni, nostalgitsevad seda vormi, samal ajal kasutavad neid naineid edasi ikkagi, aga tulemust ei ole. Sellepärast, sest kui inimestel on tulemused, eriti noortel inimestel, kes neid asju kasutavad, mis peaks need tulemused nagu nii märgatavaks, nähtavaks ja käega katsutavaks tegema kui üldse võimalik. Neid tulemusi ei ole, siis sa ei postita pilte ka Instagrami ega TikToki. Sa hakkad siis postitama, kui sul asi nagu liigub või kui sa ise tajud, et liigub. Aga kui sul ei liigu, siis sul ongi mingi tühi vana võistluspildi highlights seal ja siis tead, et tüüp kasutab ikka edasi. Siis mõtled oma peaga, mille jaoks? Ma kasvan. Ei, sa ei kasva, sa oled täpselt samasugune, sa lihtsalt süstid ennast ja teed mingid muud essu valesti. Aga kas ehk siis, vaata, paljud on ju ka, et kui öeldakse seda, et umbes, et see steroidide kasutamine on nagu, ma ei tea, kas siis mõtet või et umbes, et siis tööd ei pea tegema, on ju. Aga kas siis hakkab töö alles pihta, siis kui sa tööd ei tee, siis ainuke see, mis sa saad, on võib-olla sealt kõrvalnähud ja katki najukeemia, nagu ma ütlesin. Okei. Ehk siis peab ikkagi jõuksis ka käima ja toitumist ka jälgima. See, kus sul nii-öelda sanapoolne aken tehakse lahti, et siis söö ja tõsta ainult, eks ju. Ja söö õigesti ja tõsta ka õigesti, on muidu vigastused jälle. Aga kas vigastuste risk tõuseb ka, kui sa steroide teed? Absoluutselt 100%. Kas see on lihtsalt sellepärast, et sul on, sest põhimõtteliselt... Ütlen hästi lühidalt ära, kui kiiresti kasvavad lihased ja kui kiiresti arenevad kõõlused ja liigesed. Vastus. Ja osad preparaadid ka, mida siin noored kasutavad, need on ma ei nimeta nimesid, aga need on võistluseelsed preparaadid, mida kasutavad kogenud kulturistid 6-8 nädalat, võib-olla 3 nädalat ennem võistlust. Need on niivõrd kanged asjad. Te teete, panete oma off-seasoni sisse, te olete paksud, rasvased, teil on hormoonitasemed kõiguvad ja siis te kasutate veel kõige kangemaid asju ka. Siis see on tegelikult esimene käigu trepist alla. Aga kust neid asju siis turvaliselt õppida? Näiteks ongi, kui keegi ütlebki, et tavai, ma lähen NPC-s võistelda, aga ta ei ole ju, see kõik need asjad ei ole ju nagu lubatud, ehk siis kus sa nagu saad tegelikult selle info, kui sa ütledki, et okei, ma tahan tegelikult turvaliselt seda teha. Sa pead ikkagi leidma, siin on ikkagi, keegi ei saagi sulle öelda, sa ei saa Tartu Ülikooli kliinikumi minna ja öelda, et kuule, kas see on õige või? Ja chat GPT ka sulle, võib sulle öelda mingeid asju, aga sul on vaja reaalselt inimest, kes on teinud võib-olla mingeid tulemusi asju, eks ju, kelle õpilased on võib-olla mingit tulemust teinud on ja ma ei soovita siin ennast, ma ei soovita kedagi teist ka, et ilmselt kui mulle keegi peale seda nüüd kirjutab, siis sorry, ma ütlen ei lihtsalt, külmalt on ja et infot tuleb kogemusega ja ikkagi mingid inimesed on olemas, kes on need enda peal läbi teinud, kes on uurinud, ütleme, need inimestel baas on kõigil sama, aga sa ei saa panna, et sul ma ei tea, ma olen hästi ägedaid näiteid, et kuulen, et tüüp teeb enda ettevalmistust, teeb omal tühjendusnädalat, joob 7-8 liitrit vett ja siis tal naisklient, kes kaalub 47 kilo, siis ta paneb talle ka sama asja, kopeerib umbes üle. Mul ju toimis, tubli. Vaat see on jällegi nagu see, et ma arvan, et see on tegelikult ka, kui me vaatame ka toitumist näiteks või ala mingi süskarite laadimist, kõik need asjad, see on ju tegelikult ka nagu nii individuaalne. See on individuaalne täpselt, et keegi treener peab ütlema sulle, mitte, et vot tee nii täpselt, ma tean, et see toimib, kui inimesel on esimene võistlus ja treener ütleb, vot täpselt nii pead tegema, vot see toimib. Aga võib-olla ei toimi,
Sa saad seda öelda siis alles, kui see on ära tehtud ja sa võib isegi siis ei saa öelda seda alles 3. korra pealt öelda, kui sul on 2 erinevat moodi läbi katsetatud. Et see on laadimine näiteks aastaid, millega ma olen puusse pannud ja ennast alahinnanud. Et mul 350 süsivesikut, mul ei lähe lihast täis sellega isegi, kui ma tühi olen. 700, 800 vaja ja 2 päeva järjest lihtsalt söömist. Vaimselt võib-olla on see natukene, et aga nüüd vesi või rasv või tead, et seda ei juhtu, eks ju. Ja. Aga ikkagi, jah. Aga kas sa pigem ise nagu, okei, see on loll küsimus, aga ma küsin ikkagi, et kas sa soovitad inimestel nii-öelda steroide teha? Kui ta tahab nagu võistelda ja niimoodi, et kas sa mingi hetk, ma ei tea, sa ei pea nüüd sellele... Mult on küsitud, et mida teha, et mis teil olümpiaks saada, siis mul on sellele küll vastus olemas, et võtke oma hommikused rahud ära ja siis tundub maailm palju selgem. Et kas soovitan või ei soovita muidugi, et miks ma peaksin, kes siin vaatajad on ka enamus naised, et kindlasti ei soovita teha, rikut enda välimus ära ja kõik muud asjad ka. Ma räägin siin ikkagi tarvitamisest, järjepidevast tarvitamisest. Mis järjepidev tarvitamine? Mehed ka, kui keegi tahab saada 120 kiloseks, eks ju, kuivaks ja vileepalliks, mida ma ka ei soovita, et siis proovi 2 aastat, proovi puhtalt, vaata, palju kaal liigub, et tehke nagu ise endale mingisugused katse-eksitusmeetodid, kui te nagu kahtlete. Et maailma tasemel, ma räägin nüüd, mida maailma tasemeks pidada, on ju. Kõik on hästi suhteline. Kui sa tahad suureks saada, need pildid, mis on Instagramis ja näiteks minu profiilil näete, ma räägin minust endast, siis kahjuks ei ole võimalik. Kes valetab või tähendab, kes väidab, et on võimalik puhtalt saada mingisugust minu pikkuse juures ala 175 jämedalt sinna kanti pluss miinus. Et on jälle, kordan ennast nagu koolipapa on ju, kes väidab, et on võimalik saada puhtalt, siis kas te olete rumalad või valetate või teeme uue osa ja tule räägi, kuidas on võimalik. Väga lihtne. Aga pigem sa ikkagi siis nagu soovitad, et kui tulebki keegi, ütleb tavai, et ma tahan võistlema hakata, paneme nüüd steroidid täis, et pigem ütle nagu, et okei, võtame natuke aega puhtalt. Tegelikult tark treener üldse vaatab seda inimest, kas ta üldse on valmis nendeks asjadeks. Et on inimesi tulnud mulle ka, et Martin, kuule, et tahaks kasvada ja tahaksin, tead küll, natukene kiirem kasvada, vaata, tead küll, vaata. Ja siis hakkad vaatama, et okei, vend on just lahku läinud ja tahab oma, isa räägib ka seal, paned selle pildi kokku, et tahab oma mingi eks-naisene nüüd näidata, et nüüd ma alles koorun munast või ma ei tea, vaata, missugusest mehest see ilma jäid, eks ju. Kusjuures ülihea näide, mis sa tood, sest nagu mulle ka üks naisterahv, kes oli juba vanem, on ju, ja ta oligi juba nagu kuskil nagu ammu võistlemas, mingi 5 aastat tagasi, on ju, ja selles mõttes, ja siis ta tuli mu juurde ja ütles, et ta tahab uuesti võistleda. Ma nagu, okei, tavai, on ju, aga ta oli ülekaalus praegu, on ju. Ta ütles et eelmiste võistluste jaoks ka, see oli mu motivatsioon, oli ka ülekaalus, võttis hullult kaalust alla, ega ta seal laval väga hea välja ei näinud, on ju, aga käis ära. Nii tuttav jutt. Ja tema võttis ka mingid aineid, mingid asju, on ju, siis mõtlesin talle kohe alguses, et ei, mina nagu, ma ei tea ka, vaata, ma ei oska, see oleks nagu nii vale minu poolt nagu üldse teda nagu vastu võtta. Ma ütlesin, et tule, tegeleme alguses sellega, et langetame kaalu rahulikult, tervislikult, on ju. Ja las ma ütlen ise edasi, mis juhtus, siis ta kadus ära üks päev lihtsalt. Jaa. Sest ma arvan, et me räägime samast inimesest, aga ärme nime nimeta. Jah, ma ei tea, et ühesõnaga ja ma olingi nagu, et okei, et mina sain kohe seal esimeses vestluses, ma alati teen mingi esimese vestluse nii-öelda uute klientidega. Et nüüd teised vaatavad, paned oma peast selle kokku. Ja ma sain nagu kohe aru, et tegelikult tal on täiega vaja seda nagu kiitust ja pai ja kõike seda. Ja iseendaga nagu seda tööd teha, enne kui üldse nagu laval jutust isegi vahet ei ole, kas nagu enhanced või mitte. Mul oli ka siukene naine, kes ka ütles, et ta kunagi on treeneriga kasutanud ja ma nägin neid vormipilte, siis ta oli vaja kuskil 25-30 kilo alla tegelikult võtta. See oli, ütlen igaks juhuks, et minul oli see olukord eelmine kevad.
Okei, no vot jah, et nagu ma nagu mõtlengi, et vaat see ongi jällegi see, et inimesed tahavad nagu kuidagi mingi kiireid tulemusi Ei ja ole arvavad olemas, ja ei ole see on sama olemas. nagu Ozempikuga ka nagu mõtled, davai, võtan selle sisse. Sellega ka Ozempik, kui inimesed, see kirjutatakse välja näiteks, eks ju, ma olen täitsa nõus, mõne inimese lükkab jumala tee peale tagasi, aga te peate aru saama sellest, et see on ajaaken, kui sa seda asja tarvitad, see on koht, kus sa muidu, kui sa midagi ei muuda, siis sa hakkad terve tordi asemel pool torti sööma ja sul lihased viimased kärbuvad ka ära, kuna keha saab veel vähem valesid toitaineid. See on ajaaken, kus inimene peab omale tegema tervisliku toitumise selgeks, sest ühel päeval saab Ozempiku mõju läbi ja siis sul peab olema selgeks tehtud, mida ma nüüd söön ja mis need asjad on, mida ma söön, mis mulle maitsevad, et asi oleks jätkusuutlik. Kas Ozempikut saab ka nagu nii-öelda kasutada? Mustalt turult, jaa, muidugi. Ei, no seda kindlasti, aga just see, võistluste ettevalmistusel. Jaa, kasutatakse, ma räägin, et meil on siin erinevad preparaadid, Ozempik on juba ajalugu. Seda ei taha keegi enam. Okei. Et igast erinevad asjad, mis veel ise saad rasvaga põletavad, et need on kõik uuringu järgus muidugi. Enamik neist. Peas, et rasva põletab, vahet pole, mis mu käljam juhtub. See ongi vaata, tead, jah. Et vaatake, et 19-aastased poisid siin, kes olid 1,5 aastat tagasi väiksed armsad poisid, teevad TikToki videos ja vaata, kuidas tüüpid on ajukeemia lihtsalt täiesti ära sõitnud. Vehib oma nende preparaatidega ja siis tuli korrast aga jutuks ka, et mu vanemad vaatavad ka neid videos, siis ma oma peas mõtlesin nagu okei, et ema, isa on ka nagu tubli ja süsti ennast seal kraasis. See on jah. Siis vaatab poisi vormi, Oleks siis hea vorm? Ei, vaata, vorm on hea, aga lihasmassist jääb nii kõvasti puudu ja vaadates need preparaate, mis seal videos siis oli ka, eks ju, sa ei tohi kasutada neid asju, sa tapad ära ennast, sa teed enda keha nii tolerantseks nende kangete asjadega. Kui sa kunagi tuleb natuke võistlus pähe, rahuned maha, mõtled, alustaks siis ikkagi, tahan proovida, aga alustan mingi madala doosi pealt, siis see madal doos ei toimi sul enam, sest sa oled nii ära paugutanud ennast juba. Et mingisugused 19-aastased poisid tulevad mu juurde, ütlevad, Martin, saad nõu anda või? Siis, et ma küsin, aga sa oled ju varem midagi tarvitanud, et ma juba näen ju seda. Loe mulle ette, mis sa oled sisse söönud omale, siis ma näen seda nimekirja eest, ma mõtlen, et siin on vastus sellele, miks su selg mädaneb ja miks sul siin peas juukseid ei ole. Aga seda ei saa nagu, selles mõttes, kui sa ühe korra põhimõtteliselt oled sellega nagu liiga palju võtnud, siis ega sa ei saa enam nagu tagasi minna või saad või nagu selles mõttes, et... Ma ei tea, ma ei oska öelda, mul ei ole naiste puhul ju öeldakse minu arust, et vaata... Naiste puhul on, ma ütlen sulle seda, et kes meil on näost kandiliseks ennast tõmmanud, pluss veel võistlus prepi all, sa tead ise ka, et me oleme luukered näost, siis vaatad, osad on Mr. Olympia bikiinidel on naiste pead on nii suured, see on sellepärast, et nad on nii kõvasti ennast igast üle roonapet ja botoxid täis tõmmanud. Ongi kandid ära peitnud, aga nägu on ise suurem. Ilus naise nägu, aga jalgpalli suurune või Aga see ju tagasi ei lähe, selles mõttes, et ala mingi hääl ja kõik need asjad. Ma ei oska niimoodi vastata, ilmselt täitsa tagasi võib-olla vist ei lähe, jah. Et kui võib-olla mõni vaataja teab siin, kes seda vaatab ja on täitsa kursis sellega, kuidas need hääled või hormoonid siis seal võib-olla mingi keegi meditsiinilise haridusega just, et siis võib märku anda. Tahaks isegi teada täpselt. Aga fakt on see, et kui te need asju tarvitate piisavalt pikalt ja teatud kogused, siis pääsu ei ole kellelgi. Kui ei muutu nägu, siis hääl muutub kindlasti. Pluss veel igast erinevad hormonaalsed hädad juurde, et mingid, ma ei tea, päevad lükkuvad edasi või jäävad üldse ära. 100 häda, eks ju. No ega see päevad jäävad juba niikuinii prepi ajal ära. Jah, see on jah ka suhteline, aga meestel ei ole midagi. Mingid vennad jäävad näost paar aastat vanemaks maskuliinsust. Meestel on suht savi tegelikult. Peaset musklid on ju. Aga naiste puhul, naised on ju õrnad ja ellad ja kuidas see siis nagu selle, või vaata, kus see piir jookseb sul. Et mõni on iga naissportlane siis, kes on seal tipus ja on siis niinimetatud see, kellel ei ole enam seda võib-olla naiselikku häält ja naiselikku näojoont. Need on räigelt kõvad tööloomad ja räige kõva respekt neile, sest nemad elavad selles kehas ja nad on ise rahul sellega. Et see on nagu ülim töö ja eriti veel naiste puhul suurt lihasmassi kasvatada, vahet ei ole kas ainetega või ilma aineteta. See on kordades raskem. Ma just tahtsingi küsida, et vaata, sul on seda treeneri kogemust ka nagu rohkem ja teadmisi kindlasti väga palju rohkem kui minul. Et kas sa tunned, et nagu
meeste ja naiste nagu võistluse ettevalmistuse nagu trenni või toitumise mõttes on nagu mingi suur erinevus või tegelikult? Kui me räägime profitasemest, siis võib-olla selle teatud harjutused on ainult erinevad, et kõik pingutavad absoluutselt ühtemoodi. Kellelgi ei ole kergem, et naistel on nüüd lihtsam teed kui meestel või mis iganes. Kui meestel on rohkem lihasmassi peal, siis võib-olla see terve keha tundub kuidagi võib-olla rohkem väsinud, pluss teine asi on muidugi see, et mis meil siin peakorral toimub, mis hormoone su aju toodab. Kas ta toodab mingit dopamiini, mingid asju teed, millest seda saad, eks ju, või siis vastupidi oled mingis siukses masendunud ja negatiivses energias, et sa oled väsinud ja siis sa veel mõtled ka selle peale, et ma olen nii väsinud, sisendad lood omale reaalsust. Kusjuures ma eile, kuna mul eile oli siuke hästi kuidagi vaimselt raske päev, siis mõtlesin, Pekki, kuidas ma sain hakkama prepi ajal, kus mul nagu energia oli ka veel madal ja siis ma ikkagi tegin kõik asjad ära ja nüüd justkui energia on rohkem ja no ikka on nagu raske, Nii ongi, jah. Et selles mõttes, aga selles mõttes trenni mõttes lihtsalt ongi vahe selles, et et millele sa fookus nagu paned, ema nagu kategoorias. Aga lõpus need võistlusteedil, kui sa oled need viimast nädalad, ütlen ausalt, minu endast räägin, et ega ei taha sinna trenni minna, aga tead, et on vaja ära teha see asi lihtsalt. Lihas on vaja läbi töödelda, niigi dieet ja defitsiit. Muidugi, kui siin mingid asjad on sees, siis ta ei kuku niimoodi ära, kui naturaalselt sportlasel, eks ju. Seda küll, jah. Ma võib-olla liigukski siit vaikselt sinu enda trennide ja selles mõttes, et just selle toitumise ja see vaimset poolt mainisid siin. Aga enne kui me sinna liigume, kas sa tahad veel nende steroidide või nende eriföderatsioonide kohta, kas me jäi meil midagi rääkimata, mis sa tahaksid veel selle kohta öelda? Äkki sul endal mingi küsimus? Seoses sellega midagi tuleb veel? Ma vaatan, kas mul on siin mingid head küsimused veel, mis me ei ole ära. No mis ma ise võin veel öelda, et ongi nagu ma siin korrutangi järjest igal pool, et tehke see Eesti tase, ärge lubage lihtsalt välismaalaseid keemikuid siia, kui nad tulevad, tehke raudpolt neile kontroll. Väga lihtne ja probleemi ei olegi, aga kuniks meil mingid mehed on otsustanud, et ma lasen nad läbi ja ma teen nendega koos pilti ka. Meil oli ju siin eelmine aasta viimane Eesti, või tähendab FitLab Cup. Mis juhtus Õhtulehes oli uudis ka. Juhtus siukene lugu, et ühel treeneril sai villand ja ta ütles, ta nägi, et dopingukontroll on selle koha peal, keemik on selle koha peal ja ta läks dopingukontrolli juurde, ütles, kuule, see on keemik siin. Selle mehe enda õpilane jäi keemiku järel teiseks, keemik võitis. Mis juhtus? Keemikul hakkas paha olla, kui ta kuulis, et dopingukontroll tuli. Antud treener rääkis mulle, et siis see oli Leedu sportlane. Leedu kohtunik oli näidanud lavakaardina vahel sellele sportlasele mine tulevad ja tulidki tänu sellele, et siis üks treener tõstis kisa, ütles, davai, näe, dopingukontroll, tulge tehke oma tööd. Mis arvad, miks nii Eestis tehakse? See on business sellepärast, sest kui meil on nüüd, kui see sportlane, teda ei saadagi kätte, ta jooksis üle selle messi ala siis võistluspükstaja numbriga, Krimmiga, sest ta läks õue värsket õhku hingama, kui dopingukontroll tuli, tal oli paha olla. Põhjendus ütles seda, et tal oli enne juba paha olla, treener ütles, et üldse ta ei võistleks, aga tema oli kange mees, et ei, ma lähen lavale. Käis tegema võistlus elust ära, aga kahjuks auhinda ei saanud vastu võtta, kuna dopingukontroll ootas teda. Kes läks lavale? Läks lavale vanem naisterahvas, Leedu kulturismi fitnessi president seisis seal kahe vormis poisi keskel esimese ja kolmanda koha vahel esikoha karikaga. Sellepärast, sest Leedu sportlast ennast ei olnud. Tal hakkas nii paha. Jah, terviserike tuli, kui dopingukontroll tuli. Aga kas see või ka lihtsalt olla üks põhjus, et justkui tahetakse nagu näidata, et Eestis on nagu mingi tase, vaata, et sest jällegi, mis mina vahepeal tunnet. Meil on ka näed ikkagi mingid sportlased käivad läbi ja niimoodi. Jah, et nagu see võikski nii olla, aga kuni te peedistate teiste liigade sportlasi, et kõik on keemikud ja teie siia ei tule ja juttu oli ka ju selles siin tegelikult, et kes on NPC litsentsiga treenerid või sportlased või juhendavad neid ka, et siis teile Eesti siia IFBB lavadaga asja enam ei ole. See on suhteliselt võimatu, sest liiga palju on neid sportlaseid, kellel on siis treener, kes võistleb nii ühes kui teises liigas. Et ma tahaks väga näha seda sügisel seda olukorda, kuidas siuke asi peaks läbi minema. Ma tean, et meil on siin veel mingid tiimid, kus võisteldakse nii NPC-s ja võisteldakse IFBB-s, seal on nii palju neid bikiini tüdrukuid just ja asju neil, et
mis te siis teete, ütlete treenerile, et sa käisid NPC-s lava taga ja võistlesid, et nüüd sina siia ei tule või? Noh, et sest jah, vaata, selles mõttes ju Eesti nagu eriti vaadates bikiini kategooria, et nagu okei, mõni on seal päris tugev, aga kui me vaatame seda, et seal käib 80 naist ühel võistlusel, no 70 tegelikult ei ole üldse nagu vormis. Ja ütleme, 10 on see maailma tase, mida tahetakse tegelikult näha. Ja nende nimed on põhjusega teada ka ja need inimesed on põhjusega oma tiitlit ka saanud, kes on päriselt head. Jah, täpselt, et võib-olla ongi, Ütleme, kui me võtame koefitsiendi, palju meil rahvaarv on Eestis, eks ju, ja kui suurt meil pindala on ja palju meil inimesed bikiinis, naised on IFBS tulemusi teinud, siis müts maha, väga kõva töö. Täiesti maailma tase. Et selles mõttes jah, on aga ma ei tea, kuidas meeste puhul, ma räägin, ma mehi ei ole. No meeste puhul on see selles mõttes, et meil on küll igast mingid Euroopa meistrivõistlused ja asjad olnud, et seal keegi saab kuskil Mastersites mingi teise või kolmanda või vahepeal esikoha. Aga need ongi siuksed võib-olla siis päris mitte need kulturismi vormid, mida nüüd siin tegelikult üldine inimene mõtleb. Need on ikkagi, ma eeldan, et need on puhtad, sest kehakaalud on seal 75, maksimaalselt 80, midagi natuke peale. Kui ma räägin 80 kilo, siis see mees on juba minust võib-olla seal peaaegu pikem. Okei. Et selles mõttes jah, vaata, et võib-olla lubataksegi neid sellepärast, et oleks nagu tase kõrgem ja... Aga siis, jah, huvitav küsimus selles mõttes, et siin ma nägin, et Kulturismi Fitnessi Liit ise ka jagab mingi story'si, kus poiss panebki pildid kõrvuti, et ta on 22 kilo juurde võtnud. Ma tahaks seda treening- ja toitumisplaani näha, juhul kui see on naturaalne. Et see... Ma olengi hämmingus, nagu ma ei oska öelda. Mina ei kasuta sellist taktikat, et panen aasta alguses poisi kuuri peale ja siis tean, et sügisel on võistlus. Seal praegu kuskil või peale jaanipäeva hakkaks seal mingid asju välja tulema, midagi natuke hoiaks veel sees, tilgutaks, kes on eriti kaval, tellib omale veel välismaalt dopingu kontrolli ka, otsib just neid aineid, mida ollakse kasutanud, teeb testi ära, pis puhas nagu allikavesi ja olekki peaaegu üle teistest andekam. Aga mis tunne see selle lava peal on? See ongi, vaata, minu jaoks... Kui on hea tunne nendel inimestel, siis andke minna. Täpselt see ongi minu jaoks see nagu kõige vastikum nagu, üldse nagu, kui sa kasutad mingeid asju, mis justkui ei ole lubatud ja siis sa nagu jagad seda veel uhkusega ja siis ongi, teised on nagu pekki küll nagu, et ma siin näen vaeva ja räiged jutud, mida ma kuulen, et kuidas mingil ranna fitnessi tüübil mingisugune treener, ma räägin IFBB võistlustes, soovitab panna mingisugust kiire toimelist ainet veel 2-3 päeva enne võistlust, et hoia lõpuni sees, niikuinii ei kontrollitana. Ja siis sa näed, okei, see vend ongi... Kõige ägedam on jah, mul tuli meelde, aasta alguses käisime poseerimas. Lakis on seal 24/7 fitness ja seal siis üks mees viib läbi poseerimist. Kõik seisame mehed, erinevad liigad segamini täiesti. Kes on IFB poiss, IFB poiss, see hoiab selja lai lihasel tagant jalad koos on ja siis vastupidi siis võid jalad laiali ka hoida NPC-s. Aga siis mingisugune tegelane räägib, et ma kasutasin siin seda asja ja siis kasutasin seda asja ja siis ma vaatan FitLab kapil sügisel, see vend on lava taga Krimm peal võistluspükstega. Tšau, Martin, siis ma oma peas mõtlesin, mida sa siin teed? Sa ju süstid ennast. Miks sa siin oled? Sa ei kuulu siia. Ja siis on pärast häda, et ei saa veel esikohta ka. Eks ole. Kõige naljakam on ka see, mulle meeldib, et mingid inimesed, kes ma tean, kes on kasutanud, nad on ise rääkinud sellest ja siis nad ei võida isegi puhtaid poisse. Et meil on ka sügisel mingid olukorrad võivad olla, kus mingid head naturaalsed poisid tulevad ja mingid salakeemikud, kes on nüüd maha tulnud ja veits võibolla kokku kuivanud, üritavad uut taset näidata ja siis tuleb mingi naturaalne poiss ja kui sa siis vastu pükse saad, igal juhul oled klaun. Kas sa keemikuna lõppu või võidad keemikuna? Mõlemal juhul oled klaun, eks ju tegelikult. Aga siis, kui sa kaotad, mis tunnes see veel võib olla? Siis mõtled, milleks üldse nagu tegid seda? Jaa, täpselt. Aga miks sina siis otsustasid nagu NPC-s võistelda? Kas oligi lihtsalt juba seal alguses, kui sul taheti nagu panna see dopingu kontroll ja see nagu okei, ma isegi ei hakka? Ilmselt tuli sealt, mind huvitas ka see teema, aga siis too aeg ma mõtlesin, et
ei, ma ei kasuta, no et mina kindlasti ei kasuta ja et teen nii palju puhtalt, kui on võimalik, on noh, kui palju on siis puhtalt võimalik teha. Päris palju. Esimese mingisuguse täisvunki anda, ma räägin, et puhas sporti teha meestel kulturismis. No ütleme, suurema baasi sa teed omal paari, kuidas kellelgi, kuidas geneetik on 3-4-5 aastaga teed kindlasti täis. Võib-olla 3, ma ei tea, ma räägin geneetika jälle. Inimene võib surelda, ei, ma olen 100% teinud, kas ta on teinud, ja ma ei tea kunagi lõpuni. Ja see ongi jah see, et mingi hetk ikka tuleb mingi piir ette. Aga soovitan jah, et noored poisid ka, kes seda võib-olla vaatavad, et tehke, kui te olete veel puhtad, siis tehkegi see nii kaua puhtalt. Hiljem tahate midagi teha, tehke, saage vanemaks, mida kaugemale te arenete naturaalselt oma kehaga, siis hiljem seda vähem on teil vaja reaalselt neid aineid kasutada, sest kõik toimib nii hästi. Keha on sinna maani arendatud juba ja kui sealt mingi tilk veel pähe kukub või tabletike, siis plahvatake, eks ju. Versus siis teised vennad, kes nullist on paksud või peenikesed ja juba hakkavad midagi tarvitama. Siis lava peal ongi lõpuks see vahe näha, isegi kui on 2 tarvitajat meil lava peal, üks on teinud ennem puhtalt ka trenni ja siis tarvitama hakanud versus see, kes on nullist hakanud. Mis on puudu? Lihaste sügavus, ebaproportsionaalsus, õlad peksavad hästi paljudel, üle käed on tegelikult nii-öelda makaronid on ju, et lihasküpsust ei ole, seda ei tekita. Sa võid omal mingite teatud preparaatidega seal mingid veresooned ja asjad välja jääda, aga sügavust ikka ei ole. See on aastate töö. Et keegi üldiselt ei tule oma 2-3 aastaga kellegi sükest 10 aasta tööd üle lööma. Ja on lihtsalt. Aga kui pikalt sa ise oled puhtalt teinud? Puhtalt? No, mis alustasin ju trenniga, ma räägin üldse, 2014 aastal lõpus ja 2017 tuli siis esimene, mis ma siis kasutasin, eks ju. Nimetusi ei anna, muidu siin pärast keegi guugeldab, et oota, Martin pani seda, et palju sa panid on ja et ei räägi sellest. Aga 2017 aasta oli esimene kokkupuude ja sealt läks pall veerema. Muidugi siin mõni kindlasti mõtleb ka, et tubli, et 10 aasta läheb siis, et süstid ennast 10 aasta järjest, see ei ole tegelikult nii. Vahepeal sa käid tervisekontrollis, kord kvartalis võiks käia, olenevalt sellest, mida see siis kasutatakse või kuidas see ettevalmistus on. Et kindlasti puhkepausid asjad peavad sees olema. Muidugi, kes meil on mingisugused, mõni ütleb, et mina olen suur, aga suures pildis olen mina hoopis väike on ja piltide peal on visuaalne optiline illusioon tegelikult kõik. Et siis, kus ma nüüd oma jutuga jäin siin, tervisekontrolli vaja teha, eks ju. Ja ma arvan, et see on tegelikult ka üks asi, eriti kui me räägime noortest, et seda ei tehta, see on mõttetu. Et ennem ostad omale tupsupaki, kui lähed sünnlaabi vaata. Tupsupakk, Monster ja ma ei tea, Cameli tobi või. Tegelikult siis ma mõtlen, et päris kallis asi nagu see. Aga sa mõtle selle peale. See tüüp, kes paneb omale selle lahtise õllestorisse sinna mingisuguse need preparaadi ka kõrvale ja peptiidid ka muidugi, on ju, ilma nendeta ei saa üldse midagi teha, on ju, jumala eest. Ja siis see tüüp suur tõenäosus on ju tegelikult, kui tal on see Monstri õllepurk lahti, aga ta ju ilmselt joob ka neid tegelikult. Ja see tupsukarp ka, ma ei usu, et seda vanaema oma on tegelikult. Ja siis sa kasutad neid kõik asju korraga, mis su mõistus teeb, mis su süda teeb, vaesed vanemad, kes seda kõike vaatavad. Ja, sest jah, vaata, mina ju näiteks ka nüüd varem ei ole seda teinud, aga ma käin nüüd ka kord aastas nagu, isegi kui ma olen nagu puhas, et käidki kõik analüüsid, asjad ära. Mõni puhas käib 2 korda aastas, mõni käib 3 isegi. Jah, on ju, ja eriti kui sa veel teed aineid ka, et siis nagu seda enam sa pead nagu kontrollimas käima, sest seal ongi ju nii nagu suur vahe, et natuke läheb midagi liiga palju, siis võibki juba väga suur viib sul paigast ära kulturismi kuldreegel, et ära arva, vaid mine kontrolli. Väga lihtne. Tegelikult hea mõte, jah. Sünnlaabile promo, reklaam. Kõik seal käivad nagu nii. Et see, kui keegi ütleb, et mul see perearst vist midagi, unust ära, mine sinna, maksa natuke raha. Need testid ei ole nii kallid, üks asi maksab võib-olla 10 eurot, teine on 12 eurot, teine on 7 eurot. Aga mis sa käid kontrollimas? Milliseid analüüse sa annad? Ütleme nii, et põhiliselt vaatad ikka, et neerud ja maks korras oleks ja veri ja igast hemogrammid ja siuksed asjad. Okei, aga hormoone asju nagu ka? No selles mõttes, kui inimene, kes kasutab testosterooni näiteks on ja läheb omal testosterooni taset mõõtma, siis
mis sa siis ootad sealt, arvad, et see on miinuses või ei ole, see on nagu kõvasti plussis ilmselt, eks ju. Okay. Aga sinna juurde samamoodi, et ega ainult üksi siin mingisugune testosterooni tase ei loe, meestel on ka teisi hormoone, näiteks östradiol, naissuguhormoonid, asjad kõik seal. Okay. Et tuleb pilku ikkagi aeg-ajalt peale hoida, et kui sa neid asju teed, et asjad oleks tasakaalus. Aga kui meil on siin 19-aastased tüübid, kes mingid kõige kangemaid võistlusel preparaate kasutavad, siis seal ei saa olla korras kõik lihtsalt ei saa. Et sa näed, kuidas need tüübid nagu lähevad, kuidas nende nahk muutub. Keha on arenemusjärgus alles, eks ju. Seda enam on ju. Sellepärast minu arust isegi nagu need, kes puhtalt teevad nagu ma ei tea, mina alustasin päriselt võistlemisega ju alles, ma olen 27 nüüd on ju. Ma mõtlen, et okei, nüüd on nagu selles mõttes okei aeg, sest nagu... See on vaimselt nagu kuskile on mingi küpsustasem nagu saavutatud. Jah, on ju, et ma ei lähe seal nagu ennast... Mul on see paigas ja see paigas, see ei häiri mind ja see on hästi, et ma saan seda teha nagu. Täpselt on ju. Ja kui see noor inimene, esiteks seal on hullult see võrdlemine on ju, teiseks ongi kehale, see areneb tegelikult. Aga see ongi, vaata, see on justkui nagu see staatuse sümbol, ma olen varem rääkinud seda kõik juttu, et kui sa vaatad Instagrami ja TikTok'i, et kui sa seda ei tee või sa ei ole, et ühesõnaga, kui sa steroide nüüd oled 18-aastane poiss, hakkad ennast süstima, teed mingit arengut näitad, siis sa justkui hakkad mõtlema, et sa tunned ennast kellegine. See on väga halb, kui sa ilma nende asjadeta ennast kellegine ei tunne. Sest kui sul üks hetk enam neid asju ei ole, mis sul siis on? Ma olen ise mõelnud selle peale, et kui ma mingil põhjusel ei saaks kulturismiga edasi tegeleda sellisel tasemel, mis ma teeks, siis ma käisin boksis kunagi, mulle meeldib väga rattaga sõita, mul on omale ratta ehitanud väga ägeda ja ma arvan, et ma ilmselt teeks oma lõpuks mingisugust boksi natukene, mis mulle meeldib tegelikult, mitte võistlustasemel, lihtsalt tahaks ennast ägedamaks, kiiremaks saada, kõik, see on väga hea trend tegelikult üldine. Ja rattaga sõidaks kindlasti, et mul on mingid asjad, et mingi kerge militaaruvi on ka mul, et metsas käib matkamas ja mul õnneks on mingid asjad veel, kui see üks peaks ära kaduma. Aga nagu ma rääkisin, et meil siin kunagi ka mingi noor poiss oli väga hea geneetikaga, treener lükkas talle varakult mingisugused ained peale, ajukeemia läks sassi, et temal polnud midagi. Et kahjuks, et ma saangi öelda, et pui on ju, et õnneks mul on mingid asjad, siis, millega ma veel tahaks edasi tegeleda. Mulle tegelikult väga meeldib joonistada, ma tegisin joonistamisega aastaid, aga siis ma võtsin pliiatsi asemel antli kätte ja siis juhtus nii. Natuke raskem pliiats. Jah, põhimõtteliselt. Aga miks üldse nii pikka, nagu põhimõtteliselt ju peaaegu 10 aastat, kas sul nagu kopp ei ole ees? Ma eile mõtlesin selle peale või üleeile õhtul. Pikutasin õhtul, lihtsalt mõtlesin selle peale. Mul sai kopp ette eelmine aasta samal ajal, täiesti sai kopp ette. Ma mõtlesin oma peas, et mingisugune sportlik vorm mul on, midagi siin natukene tilgutan, hoian seda, mis mul on. Juurde ma ei ole 4 aastat midagi kasvatanud, pigem on sükene võib-olla natukene taandarengut olnud. Võtame kas või jõunäitajad, on ju, et ma jõu peale enam ammu ei treeni. Et kunagi see praegu hetkel nüüd minna, kunagi seda oma jõunäitajad üle lükata, kindlasti ma ei suudaks seda. Et mõtlesingi, et vist on see koht, kus nüüd ise olen natukene midagi teinud, mingid sellised poolkõvad tulemused enda jaoks on ju, läbi kriitikapilgu vaatad ennast. Mõtlesingi, et siis ma ei tea enam ümmarguselt 30-selt siis bensile minna on ju. Ja olingi nagu kuidagi, tundsin, et olin selle juba mõttemale pähe vest lasknud nagu poole jalaga. Ja siis tuli päästa ingel kiri, tuli Soomest kutse Nordic Fitness Expo'le. Ja ega see pääste ingel või kiri oli, mis mind sellest august välja tõmbas, sellest ma sain alles sellel kevadel aru tegelikult vist. Ja mõtlesin, et lähen ja proovin siis. Et lähen ja proovin ühe korra. Et 3 aastat pole teinud, mõtlesin, et ma annan endast 110%, tegelikult on siin 90%, et annan endast 120% on ju. Ja siis läksin ja tegin ja kõigile meeldis. Et siis võitsin enda kategooria ja võitsin siis overalli ka. Et siis sain Soomes tuntuks nii-öelda, sest need, kes minu kõrval seisid, see oli korralik raske kahurvägi, et 130-kilone mees, 119-kilone mees, aga ma räägin, et see on optiline illusioon kõik, milline see lõpus välja näed on ju. Nagu ma ütlesin ka, et
kui ainult suurus loeks, oleks elavad džungli kuningas, eks ju. No, et ja sellega siis ongi, et ma sain selle kutse, Soomes läks väga hästi ja siis tekkiski siuke tunne, et oled nagu 8-aastane poiss, kes jõuluvana ootab 4 päeva enne akna peal on ja täiesti uus start nagu esimest korda, kes jõusaalis siuke tunne nagu valmistuks esimest korda esimesteks võistlusteks ainult, et teadmiste pagas on 100 korda suurem ja motivatsioon on 100 korda rohkem ja tunned oma keha 200 korda rohkem. Et ma arvan, et siit alles hakkab tegelikult tulema. Nii et põhimõtteliselt restart. Täiesti. Lätis käisin ka 37 päevaga tegin vormi. 37 päevaga. Ilmselgelt see on jabur. Seda saab teha ainult inimene, kes oma keha tunneb ja on varasemalt nende kõikide asjadega kokku puutunud, kellel on ajaline orienteerumismall. Ahah, näen nüüd, kui ma teen nii, siis juhtub nii, mitte sa ei katseta, vaid sa tead juba. Minul oli nagu õnneks see. Ja. Tegelikult ongi see minu arust nii põnev, et miks mina tahan ka nagu veel rohkem võistelda, ongi see, et sa iga kord õpid enda keha. Ja toiduga näed, siin mul veresuhkru tase sellega on siuke ja niuke ja miks mul uni oli, miks mul uimane oli, täna mul oli hea olla, miks? Kõik siuksed asjad, enda kohta sa õpid kõik lõpuks nii selgeks kõik. Võib-olla räägimegi sellest, sest nagu kuidas üldse nagu, ma ei tea, minu jaoks, vaata naised on alati sellised hullud emotsionaalsed ja nagu ma enda klientidega ka, ma 90% ajast tegelen sa pead ühilduma sõbranna ja psühholoogi. Jah, täpselt. Aga kuidas meestel see prep on, et ka kogu see suhe, vaata üldiselt on statistika järgi ka, naistel on rohkem mingid toitumishäireid ja asju, kuidas meestel on? Ikka ka on selles mõttes, et kunagine Martin, näiteks mina, ega ükski võistlus ei möödunud niimoodi, et poleks õgima kukkunud. Aga sellest ei räägita jälle. Mehed ei räägi eriti sellest või ei tee endast neid videosi, et mina, kus ma nagu olen telefon käes, kõnnin tänaval ja nutan, et mul on nii raske. Mehed ei tee, aga eks mehed ka nutavad. Ma just tahtsin küsida, klombi kurku. Kas sa oled nutnud prepi ajal? Ma nutnud niimoodi, et niimoodi ma ei ole nutnud, aga et istud, vaatad ühte punkti ja mingisugune tunned, et kuidas siit mingi väriseb juba ikka on olnud muidugi. Ja see on okei, me oleme inimesed kõik. Et tahaks näha, kui mingi vend sinna nüüd kirjutab, et ma pole küll olnud, ma ei nuta kunagi, mis need pisarad on. Aga kuidas, selles mõttes üks minu suurimatest hirmudest ju näiteks peale võistlust oli see, et mul tekiks täiega mingi binge eating ja et ma vaatan käin toitu umbes, et siin on nii palju kaloreid, nii palju makrosid ja vaata ole nii nagu selle sees, et kuidas su enda kogemus või varasemad... Esimesed varasemad võistlusdieet sai läbi pluss 10 kuni 15 kilo ikkagi 2 nädalaga, 3 nädalaga. Absoluutselt, muidugi. Sa ei tea ju, mida sa teed. Nojah. Sa tead, et sa käisid võistlemas, määrisid ennast sellega kokku, said mingi medalikarika ja nüüd sul muud ei toimu ka peas, kui sa sööd ainult. Peale võistlusid mingisugused, ma julgen öelda, et paar päeva näiteks üldse mingid noored ka, kes teevadki, pingutavad selle ühe paugu ära ja siis on nagu see, et okei, nüüd ma võin või paljudel on see, näiteks naisterahvastel on, ma olen tähele pannud see, et nad ei julge süüa peale võistlust, mida on nagu päris hull vaadata. Minu arust see, et sa tõmbad ennast 10-15 kilo raskemaks, on isegi veits tervislikum kui see, et sa nüüd hakkad oma peas seda võistlusvormi hoidma. See on nagu räige ja naiste hormoonid ka veel, eks ju, mehel pole midagi häda vaata. Aga kas sul see on olnud, vaata, jällegi naiste ka hästi palju see, et ma ise, kusjuures pühapäev. Ma olen Mustamäel istunud 2018 ja näppe kurku toppinud ja kummikomme ja mingit pirukat välja saada, millest me räägime. Nagu kõik need asjad nii läbi tehtud ja siis sa hakkadki nagu nägema inimesi teise pilguga, vaatad, okei, potentsiaalne võistleja, kuulad ta juttu, vaatad teda, saad juba aru, okei, sul nädala pärast võib siin vist lappe minna, su enda jutu järgi panen kokku selle. Aga kas see nii-öelda, vaata, et sa ütlesid ka, et naistel on see, et nad nagu tahad just kui selles võistlusvormis kinni hoida. Kas meestel on ka see, et tahad kinni hoida ja issand, ma olen nüüd paks ja kolenen välja või? Ma ei tea küll ühtegi sellist meest, kes kõigil meestel hakkab siis nalja pihta, et näed, et mehed nagu justkui uhustaks sellega, et nad on mingi 10 kilo juurde võtnud. Et lihas läheb täis glükogeeni, vaata jälle. Naistel on mingi issand, andke musta ja valge triibuline kleit, ma olen kõõnem, vaata. Okei, et meestel nagu seda... Suht savi on, kindlasti on mingid erandeid, on ju.
aga minul ei ole seda ja minu puhul, vaata, siin on ka see kogemuse vahe ja lihasmassi vahe ka meeste puhul, kui me räägime, et kui mina peale võistlust nüüd tõmban omale 2 torti ja 100 jäätist ja 10 pitsat sisse nädalaga järjest ja ma lähen ka loppi veits, nahaalune läheb vett täis, aga kui sul on lihasmassi piisavalt palju, siis see glükogeen salvestub ära, sa teed omale kõva jalatrennid ja värgid paar päeva selle pealt, selle kütte pealt. Aga kui sul lihaseid ei ole ja sul on mentaalne nõrk siit aju, eks ju, siis sa õgid ja siis see muutub rasvaks sul, siis sa võtad võib-olla 20 kilo juurde. Meil on olnud näiteks juhus, mul hea sõber ja treener siis ka, tal oli üks tüdruk, kes bikiinis võistles ja peale võistlust võttis kas 25 või 30 kilo võttis juurde. See on päris, selles mõttes ta ei ole nagu üldse parastamisvõtmes, ma räägin, see on päris julm. Ma ise tean, mida see tunne tähendab, kui sa nagu juurde võtad, aga ma ei tea seda, mida see tähendab nagu naise ajule vaata. Naised on ju, nagu sa ütlesid, ilusad õrnad ja kõik on ja kõik tahavad peenikesed olla ja mida vähem kriipse kaalul, seda tead ise on ju. No jaa, aga siis treeneriga mindi sellepärast laiali, et treener ei olnud talle nõus Ozempikut andma või ei olnud selle kasutamise poolt ja siis muidugi nende teed läksid laiali. Tüdruk leidis kohe omal uue treeneri, kes Ozempikut lausa stoorides reklaamis. Päris on. Aga kuidas sa ise, üks on see, et algusaegadel, ma arvan, et ongi need esimesed võistlused, seal, kui sa ise vaata ei ole ka nii teadlik ja kas sa esimesi võistlusi tegid treeneriga või tegid ka täiesti, sest praegu sa teed põhimõtteliselt üksi. Ma teen üksi, jah. Selles mõttes, et praegu ka, kui üks inimene on, keda ma usaldan, kellelt, vaata, sul on vaja, sa võid olla ise treener, prof, kes iganes, aga sul on vaja, et sul on inimene kõrval. Minu puhul ei ole sellist asja enam aastaid, palju aastaid, et keegi ütleb mulle, söö nüüd seda või siis söö seda. Pigem on see, et kuule, ma saadan pildi, ütlen, kuule, vaata, mis sa arvad. Tahaki, sest sa tead, et see teine vend on ka vähemalt sama hea või gramm sinust parem, siis sa neid inimesi nagu kuulad. Igat ühte sa ei kuule, kui keegi sul Instas ütleb, et kuule, see poseerimine seal, tal võib isegi õigus olla, aga ta sõnal ei ole kaalu. Selles on point. Mitte, et ta valesti midagi ütleks või halba tahaks, aga ta sõnal ei ole kaalu lihtsalt see. Aga ma saan aru, et sul ei olegi siis kunagi treenerit kui sellist olnud? On küll. Esimene treener oli Marek Kalmus. Tema on surnud praegu, kahjuks. Ja siis, jah, üks mees oli veel, Dmitri Uiba, tema on ka kahjuks surnud praegu. Peab ise hakkama saama? Peab ise hakkama saama, jah. Okei. Aga kuidas, ma kujutan lihtsalt ette, et just see nagu toitumise puhul ka, et mina näiteks tunnen, mul on nagu ülihea, mul treener ütleb, et vai niimoodi sööt, on ju. Kuidas sina nagu, nüüd sul algaski mul hakkas eile hakkas dieet, jah. Eile läksin siis hakkama valmis. Kuidas sa ise nagu seda toitu vaatad, et kas sa näiteks off-seasonil ka nagu tunned, et okei, tegelikult sul on nagu tervislik suhe toiduga või sa vaatad ikka, et okei, no nii, et siin on vaja need proteiinid, asjad. Ei, ma ei vaata niimoodi, ma tean, mul on külmkapi peal kirjas ilusti, et kui ma söön selle palju, mul täna süsikaid tuleb ja niimoodi, aga ma ei vaata seda tihti, see on mul lihtsalt eile panin kirja omale. Kui ma sealt midagi muudan näiteks, siis ma tean, et okei, täna mul on vähem või täna on rohkem. Aga toiduga on suhe siuke, et vaata, kui sa teed seda asja, ma ei tea, 12 aastat järjest jälgid oma toitumist ja võistled ka veel, no siis sa õpid enda kohta nii mõndagi ikka. Näiteks tead, mille järgi sul isu juba tekib, ma tean täpselt, mida ma süüa peale võistlust tahan, ma ostan oma need asjad koju ära, enamus kordadest läheb lappama magusaga. Eelmine peale seda oktoobri võistlust ma tulin koju, siis ma vaatasin, tubli poiss, ma olen 40 proteiinibatooni omale ostnud erinevad tellikustelt. Siis ma mõtlesin need kommikarpe ja küpsisid ja siis ma mõtlesin, et rahastakas kahju, mõtlesin, mis mu peas toimus nagu. No mingi magusad lihtsalt ostad kokku. Ja siis mul oli see, et ma viin õele siis. Ma viin isale, et see sööb ka magusat. Ma saadan neile. Sa tahad või? Lolli peale kokku ostad lihtsalt omale. Et see dieet ja kõik ikka see su ajukeemiat mõjutab ja see õpik ennast nagu väga-väga palju tundma. Kuidas eri olukordades käitud näiteks. Kui sa, sulle kukub, ma ei tea, Antel varve peale, ütleb paar roppu sõna ja sitt ujub 5 minutit. Aga kui sa ei saa süüa, kui sa oled nagu prepi peal miinuses kaloraasiga, sa tead. Siis on, aga kokkuvõtteks jälle,
oleneb, kuidas sa nagu vaimselt mõtestatud oled. Mul on praegu nagu väga lihtne. Kui ma eelmine aasta läksin Soomet proovima, siis see aasta ma ju tegelikult olen tiitlikaitsja, ma lähen enda tiitlit kaitsma. Ja miks mind veel kõvasti lükkab on see, et ma tegin Lätis 37 päevaga kõvasti parema vormi, kõvasti lopsakama, suurema, kuivama, kui ma tegin Soome eelmine aasta 8 nädalaga. Siis mul ongi enda peas, mille pealt ma sõidan, mis on mu kütus, et mis siit siis nüüd veel tuleb, kui ma nüüd täis ettevalmistuse selle jaoks teen. Et soomlastele näitan kindlasti uut taset täiesti. Kuidas prepi ajal nagu, jällegi ma oskan ainult seal naiste vaatenurgalt nagu rääkida, et kuidas meestel see nagu, ma ei tea, teiste tugi ja kõik see, et näiteks mina tunnen, et mind on hästi palju ongi prepi ajal nagu parim sõbranna aidanud ja mu mees, kes lihtsalt peavad mind kannatama nagu. Neil ei ole varianti. Jah, neil ei ole varianti. Et kuidas sul endal nagu lähedaselt, et kas pigem nagu Ikka tegelikult toetatakse, lihtsalt tuleb ise ka aru saada, et vaata inimesed väljendavad oma toetust eri viisidel tegelikult täiesti. Mõni ütleb, et mul isa ütles mulle näiteks, et nägi mul neid jalgu vaskulaarseid nagu peale võistluseid, kus ma glükogeeni täis on. Issand jumal, et see on ohtlik või tervislik on see. Mis ei ole kahju. Ma talle ütlesin, et on, vaata, tegelikult ei ole. Et mis see küsimused oli siin? Et lähedased, et... Jaa, selles mõttes, et mu esimesed võistlused, et oma õde tahaks tänada, kes toeg vist 10-aastane oli, kes selja peal karvu kell 7 või pool 7 hommikul ajas enne Tartu võistlust ja ka pereen toeks. Ja isa ütles, et tegi mulle pitsat peale võistluseid ja juba valmis ja see oli 2020 peale Korsat vist. Et tule läbi, et ta tegi mulle pitsa ja see lapsepõlve värki, siis seda tahad vaata. Ikka on toeks. Ei saa öelda kellelegi, et keegi toeks ei ole ja naine samamoodi, et tead, et kui see prepi aeg on ja ma olen väsin, siis võib-olla mingid küsimused ja asjad võib-olla ei küsi mingeid asju, mis muidu võib-olla tunduks torkimisena või et tegelikult on see, et eks see on korralik suhteproovile panek ikkagi ka. Et kes need asjad üle elavad, siis ongi 2 varianti. Kas väga tugev suhe on või teine asi on see, et näed, kuidas inimesed lihtsalt lähevad laiali järjest. Tänapäeval on üldse niimoodi, et iga mõttetu asja pärast minnakse. Küll leian uue internet ja Tinderi asjad on ju et enam ei pingutatagi, et vaadatakse mina. Aga sul naine tegeleb ka kulturismiga või? Ei tegele. Ei ole aega. Tegi omale ettevõtte arvas, et siis tal on palju aega. Nüüd on see, et pole aega üldse. No eks ettevõtjatega ongi niimoodi. Jah, nii on. Okei, väga lahe. Mul mingi küsimus tekkis, aga ma võin öelda, et tal on küll, panen nüüd tankida veits, ta on mingit asja siin mõelnud. Meil oli niimoodi, et kui me tuttavaks saime, siis me olime mõlemad väga heas vormis, nagu kuivad ja kõhulihased mõlemal väljas ja käed soonetavad ja värki, naiste puhul eritavad, teeb midagi. Ja siis oli see, et kolisime kokku ja siis võtsime juurde 10 kilo ja võtsime 10 kilo alla ja temal on lihtsalt see, et reaalselt, et ei jõuagi trenni, kui sa oled seal 8-10 tööl ja mingid trennid äkki 2 korda nädalas või heal juhul 3 korda. Aga nüüd ongi, me oleme rääkinud, et kõik asju saab ümber sättida. Kui sa oled ise, siis võta õigel ajal õiged otsused vastu, siis tee omale see ruum. Jaa, täpselt. Aga mis, vaata, Pekki ei tulnud ikka see, mingi küsimus nende lähedastega. Ei, see ei olnud siin kirjas. See oli mul endal peas olemas, et mis, tujukuse kohta. Et kas sa ise tunned, et nagu prepi ajal sa nagu täiega mingi tujukas ka või? Võib-olla mitte tujukas, aga tead, see on lõpuks, mõni ütleb tujukas selle kohta, ma ei tea, mis naine ütleb või kass mul on aga see, et sa hakkad, mina näiteks hakkan tühiseid asju täiesti, ma isegi ei lähe närvi nende peale, ma lihtsalt ei vaata nende asjade peale või ei reageeri neile. Et kui ma olen dieedi lõpus ja kas või ma ei tea, keegi ütleb mulle midagi täiesti suvalist mõttetut, ma isegi ei pruugi reageerida ega vastata, sest ma ei pane oma energiat sinna. Mul on ühte kohta fokusseeritud kõik, kui see ei ole midagi elutähtsat. Et liiga äärmusesse me ei saa ka minna, on ja? Jaa, tõsi. See on jah, tegelikult selles mõttes on prep lihtne, et sul ongi kõik otsused ühe asja järgi, kuidas võimalikult hästi nagu vormi teha ja oma asjadest kinni hoida. See ongi nagu nii naljakas praegu, kui ma olen ka nagu tulen nüüd peale võistlust, ma olengi, et
nüüd ma pean ise nii palju otsustama nagu ja mõtlema, et mis on õige, mis on vale. Prepi ajal on see, et selles mõttes, kui mina ka ise nagu ennast ju treenin ja enda toitumis kõiki asju nagu kõike ise ju haldan oma peas on ja see. Mingid asjad ma panen paberile kirja, mul on külmkapi peal paberist see ilus graafik tehtud ruudulise, kõik kuupäevad on pandud ja mulle meeldib siuke vanakooli lähenemine, et ma teen siia täpi ja see täpp tähendab seda näiteks, kas vesi sisse, välja, mis iganes süsikad, Vot. Et kõik muutub aastatega järjest lihtsamaks, ma ütlen, ja õpid ise ennast tundma ja ongi see, et ma näengi, et enamikul ongi treener kõrval ja ma arvan, et see enamiku jaoks ongi vajalik. Kui inimene mingi hetk ise tunneb, et hakkab katsetama, ma ka ju katsetan, aga keegi on mulle mingeid asju ju soovitanud, mida katsetada kuskilt võiks. Pluss veel see, et muudad enda järgi. Aga kas sa ei tunne eriti vaata prepi ajal ka, kui nagu emotsioonid ja väsimus, et kuidas sa suudad nagu mentaalselt nagu ratsionaalseid otsuseid teha just nagu ala ongi toitumisega ja kõige sellega nagu seotud, sest vaata ikka, sul on ju ka, sa pead nüüd kaalu langetama, ja vahepeal ikkagi nagu kaal ei lange võib-olla nii, nagu sa planeerisid, aga see võibki olla tingitud nagu nii mitmest asjast, et kuidas sa nagu ise siis suudad nagu ratsionaalselt otsustada, et okei, et ma ei tea, ma ei hakka nüüd mingi hullu kaardiat panema, ma ei tea, mingi maks peale. Tuleb niimoodi teha, selles mõttes ta ongi katseeksitusmeetod, vahet ei ole, kui meil on inimesel mingisugune treener kellegi, näiteks sul ka, te olete teinud palju ühe võistluse koos? No ühe hooaja. Siis teil on ka katseeksitusmeetod veel. Te alles katsetate, et te veel ei tea, mis sulle kõige paremini sobib. Te võib-olla nägite midagi, mis päris hea, aga äkki ma ütlen sulle, et paremad asjad on veel tegelikult ees ilmselt, eks ju. Kus te saate veel hakata vaatama, vaata selle paneks nii hoopis, et nii ta läheb. Aga jah, ise peab kõike haldama oma peas ikkagi. Treener ka, ma räägin, et keegi peab sul kõrval olema. Ma lihtsalt tean, et minul ei ole vaja seda, kes ütleb mulle, Martin, ära söö dieedi peal jäätist, söö riisi on ja ma tean ka, et mul on vaja süüa, ma ei tea, 150 grammi riisi, 100 grammi riisi või 120 jääb väheks on ja mis iganes. Mingid siuksed suvanäited. Nii põnev. Ise peab jah, hull mõttetöö on ja enda analüüsimine, piltide kõrvutamine nagu kõik, et ma siin eile just, ma tegin täna story Insta, ma eile öösel vaatasin enne 12, et mis mul siis need vahed on Soome piltidega ja siis viimaste Läti piltidega. Üks on laetud vorm ja teine ei ole laetud vorm, väga lihtne, pluss natuke poseerimist paremaks saanud. Tuleb katsetada ja nüüd ongi palju kindlam tunne sinna uuesti võistlustele vastu minna. Pluss veel see, et sa lähed oma tiitlit kaitsma. Need kõik, ma ei tea, mitukümmend mees, kes sinna Soome valmistuvad, nad tulevad ju tegelikult mulle ära panema sinna, olgem ausad. Ja ma saan aru, et me läheme proovima, ma läksin ka eelmine aasta proovima. Aga mis on nüüd sellel prepil teistmoodi teed kui eelnevatel preppidel? Üks asi on see ajavahe. Muretsen palju vähem. Üldse muretse. Juba tean, ma juba olen siin, näen asju ette, olen manifesteerinud ja ma tean. Et ütleme nii, et ütlen ausalt, et kui seal üllatuskülalisi võib alati tulla, aga teised mehed, kes seal eelmine aasta olid, kui nad see aasta ka tulevad, nad peavad ikka väga kõvasti pingutama hakkama, sest kui ma neid eelmine aasta selle vormiga võitsin, kus ma olin tühi ja mul oli rasvaga rohkem peal, siis see aasta ma tõin siukse vormi lavale, mis on öö ja päev. Juba Läti vorm oli öö ja päev. Praegu tegelikult see dieet tegelikult hakkas hoopis massi lisamine. Et kaloraast tõusis kõrgemaks hoopis. Päriselt või? Muidugi. Mis asja, kuule, siukest preppi ma tahaks ka teha. No vaat, siis teed, kui kunagi, ma ei tea, süstla kanni lööd võib-olla, et jah, et siin ongi nüüd vahe, et kui üks inimene teeb puhtalt ja teine võib-olla ei tee enam nii puhtalt, et siis ikkagi siin valgu ja süsivesikud ja keha ju omastab teistmoodi, käitub teistmoodi täiesti. Seda küll, jah. Aga see 4000 kalorit, see peab, mis ma nüüd tõstsin, see peab puhast toit olema jälle. Hetkel seisuga mul on see, et ma söön ära ja ega mu kõht tühjaks ei jää nagu. Kui sul mingeid asju sees ei ole, siis sa selle või lihas ei piisavalt, siis see 4000 on sul mingi off-season kaloraas ja kõvasti pealegi. Ja täiega, on ju. Hästi suhteline on kõik, jah. Et nüüd on sinna Soome minek ja valmistumine ja vaatame, Soome üldvõitja läheb muide Rootsi pro-kvalifikatsioonile edasi NPC võistlustele, saadetakse kõikide kulude asjadega siis. Et kes iganes selle Soome võistluse võidab, see siis sinna seda pro-kaarti jahtima läheb. Regional on mul iseenesest tehtud, mis on tore.
Algne plaan oli ju mul üldse klassikasse minna. Klassika minu pikkuse kohta tähendab 88 kilo lavakaalu. Palju sul praegu on üle 100, jah? Praegu viimane kord oli 98-99. Ja siis viimane kord ma nägingi selle ära, et mul oli aasta alguses mõte, et ma puhkangi siin, lasengi endal nii-öelda natukene võib-olla seda lihasmassi alla, aga ma läksin nüüd aprillis dieedile ja ma sain dieedi kuskil 2. või 3. nädalal aru, et vaatsin, mul on kaal 102-103 kilo, et see pigista 88, ennast pean ühe jala ära lõikama, siis oli 2 või. Et jah. Klassika on siis, kes ei tea, klassikaline kulturism seal lihasmassi piiranguga, ehk siis kui mina olen seal 174 või 175 pikk, siis minu lavakaal võib olla kuni 88 kilo. See tähendab 10 kilot vähem, kui mul praegu oli täiesti kuiva vormi. Et siit selle minu 98 pealt, et sealt võib-olla 1,5-2 kilo oleks maha saanud, aga rohkem enam mitte. Jaa, okei. Aga mis sa ise tunned, et kuhu see Eesti, nagu ma tulen jälle selle NPC juurde korra tagasi, et kuhu see Eestis on nagu kõik liikumas? See on liikumas väga hea küsimus, et ma loodan, et siin kulturismi fitnessi liit, seal on targad inimesed, nagu ma ütlesin, kes saavad väga hästi aru, kes on keemikud ja kes mitte. Lööge plats puhtaks ja need, kes on salakeemikud, et teile ütlen, et tulge NPC-sse, et tulge sinna. Ma ühte kutti kutsusin, siis ma olen kuulnud need vastused, miks nad seal Eestis võistlevad. Ma räägin nendest, kes kasutavad ja võistlevad Eestis. Ma olen nendelt küsinud. Ma ei tea, et seal on ikka kõik liiga suured. Need on need inimesed tegelikult, kes ongi kakapüksis, et nad tahavad kasutada, aga samas nad ei julge sinna tulla, kus tegelikult kõik kasutavad. Nad pigem... Siis nad ei võida. Võib-olla võidaks, aga nad ise on oma selles peas jälle kinni, et mina. Ära kasuta siis neid asju või kasuta siis lõpuni välja neid, mitte et võtab paar nädalat ennem välja. Eestikatel need ikka nagu kondoom välja, puhtad poisid võidavad. Aga sa arvad, et NPC kogub rohkem populaarsust Eestis või? Ta läheb sinna suunda selles mõttes järjest, jah. Et NPC-sse ka bikiini tüdrukuid ma näen järjest läheb ja see NPC bikiini ma tasemelt, ma ütleks ausalt, et mulle tundub, et isegi see IFBB tase viimasel ajal, kui ma vaatan Euroopakaid asju, IFBB-s naised on kas kuidagi suuremad või kuimevad või kuidagi teistmoodi on see. Et visuaalselt nagu isegi ütleks, ma ei tea, ühesõnaga NPC, kes bikiinis tahab sinna liikuda, saab täiesti naturaalselt teha ka nendel nii-öelda keemikute võistlustel. Vaadake Läti ja Leedu neid tasemeid. Te ei näe seal ägedamat taset, kui meil on Eestis. See ongi näiteks, miks mina ka ju liikusin wellnessist bikiinisse, sest mul treener ütles, vahet ei ole, kas ma... Kui sa tahad wellnessi nende naiste kõrval seal kõrvuti seista, siis hakkame süstima. Aga kui sa ei taha, siis mine bikiinisse. Aga isegi IFBB-s. Ta ütles, et kui ma tahaks IFBB-s wellnessis olla, ma peaks süstima. EM-ide ja MM-ide tagumikka ma olen näinud, Näed meil Eestist üks naisterahvas just, kes oli, ma ei tea, 100-kordne meister või, läks liikus NPC-sse. Kui me vormi vaatame, millega ta Eestis võistleb ja seal võistleb, ta ei ole oluliselt palju parem. Loo moraal, see oleks võinud tegelikult ammu minna. Aga inimene võib-olla tahtiski, mina ei ole keegi, kellel ette heita, võib-olla tahtiski 20 korda oma seda Eesti meistrit teha või mis iganes seda tulemust täis. Ilus ümmalgune number on ju. Et selles mõttes jah, et... Aga need inimesed liiguvad, et sellel naisterahval wellnessis tal oligi absoluutselt kõik tehtud IFBB-s. Küsimus on, kuhu edasi? Olümpiapilet muidugi. Kas sina tahad olümpiale minna? See ei ole mul eesmärk, ma tahaks kõigepealt pro-kaardi kätte saada. Ma liigun nagu moodulitena, selles mõttes muidugi unistada tuleb suurelt, eks ju. Aga liigu moodulitena, sest siis ei ole nii valus kukkuda. Samas see ei tähenda minu jaoks seda, et kardad suurelt mõelda, et siis on valusam kukkuda. Võib-olla mingil määral kardangi. Enesala ju mingi kaitseinstinkt, eks ju. Inimesed ei räägi nendest asjadest. Aga muidugi selles mõttes, et ega pro-kaart varem mul küsiti, kas ma tahad seda pro-kaarti või? Seda ma ei tea, siis praegu ma olen öelnud, et väga tahan ja saan ka kindlasti. See on aja sa arvad, et sa Soomes Soomes ma ei saa seda, sest see ei ole pro-kaardi võistlus. Rootsis ma ka ei saa seda, kui ma peaks sinna Rootsi jõudma see aasta. Rootsis ma ka seda ei saa. Rootsis, kui ma sinnani jõuan, kui ma seal Rootsis enda kaalukategoorias kuni 102 kilos on heavyweights,
kui ma saan top 6, siis see on minu jaoks väga hea tulemus juba. Pro-kaardi jaoks olen natuke toores veel, ütleme, et siia-sinna on teatud nurkasi juurde vaja veel. Pro-kaart on täiesti reaalne minu puhul 1,5 kuni 3 aasta jooksul kindlasti. See on minu arust vaata nii põnev, eriti kui me räägime sellest tipptasemel, vaata, et seal need kõik need väiksed nuansid. Sa pead, kui sa juba pro-kaarti lähed jahtima, sa pead olema vaimselt, sa pead olema nii valmis. Sa pead aru saama, kes sust on paremad, miks nad sust paremad on. Sa pead endaga nii aus olema, sa pead ennast oskama vaadata läbi, ma ei tea, 4. isiku. Jaa, vägev värk, jah. Nii, issand, kella saigi juba 12. Ma mingi mõtlesin, et meil veel rahulikud aega rääkida. Ei, no keegi mõtlesid välja, julge peksta me mõlemad. Jaa. Aga siis ma arvan, et me vaikselt tegelikult võimegi otsad kokku tõmmata, siis me need küsimused saime kõik põhimõtteliselt vastatud. Aga ma küsin võib-olla seda veel, et kas sul on endal veel midagi, mis sa tahaksid jagada või midagi, mida ma võib-olla ei küsinud või tunned, et jäi rääkimata? Eestis meil on siin see kulturismi ja fitnessi seltskond kõik kokku, eks ju. Ei ole üldse nii palju meid, et mingisugune NPC ja IFBB teema võiks selles mõttes ära lõppeda. Ma saan aru, et IFBB sportlased ei saa siin võistelda ja või vastupidi, eks ju. Aga mingisugune näpuga näitamine ja siuksed asjad kõik. Teine asi ka 10. korda ütlen, et lööge see plats siit nendes skeemikutes puhtaks, kui te olete ise räägite, et tahate puhas sporti teha. Ma ütlen, et ma ei ole puhta spordi poolt, ma olen ausa spordi poolt. Asja point nagu. Et treenerid, ärge andke oma õpilastele steroide, kui nad Eestis IFBB-s võistlevad. Või kui annate, siis olgegi selle teadmisega, et te tegelikult olete klounid, on ju. Sain hingelt ära öeldud jälle. Muud ei ole. Aga siis ma arvan, et tõmbame otsad kokku ja üks asi, üks palve või 2 palvet veel. Et nagu ikka, ma ütlen seda vist iga podcast episoodi lõpus, et kui sa tunned, et sa said siit mingit väärtust või sinu jaoks oli see nagu põnev teema, siis ole hea, jaga seda episoodi ka teistega, kas siis saadad otse või siis panedki oma Insta story'sse või Facebooki story'sse, ma ei tea, kas seda üldse tehakse, mul läheb kõik automaatselt Facebooki ka, aga jaga seda igal juhul ja tag'i meid ära ka. Sinul oli Instagram... Fitmartin 2020. Ja sul on salakriips ka all. Vist on, küll need inimesed, need leiavad. Jah, küll, kui on vaja leida. Inimesed on profistalkerid. Jah, seda küll, jah. Ja tag'iga mind ka kindlasti ära @lauralisem ja jälgige meid Instagramis. Ma arvan kindlasti, et kui sul nüüd need võistlushooaeg ka, et siis on väga põnev. Ma kajastan kindlasti, ma teen ka ise mingid stories, et keda vähegi huvitab, et siis räägin, kuidas läheb ja mida arvan ja mis toimub. Ja see on minu arust, see ongi vaat see, et miks ma siin ka siia kutsusin, et sa räägid nagu asja. Ma räägin ausalt, mulle ei meeldi jah, et ma see tüüp ei ole, kes ennast nagu seal telefonis või kuidas ma ütlen, seal storydes mingid siuksed tähtsad nägusid teeb, et ma olen siuke lihtne, et see on kartuli, putru, äkli ja kastet off-seasonil. Eks oled. Morssi kõrvale ja läheb. Aga jah, super. Aga väga lahe oli ja loodan, et inimestele ka meeldis, nagu Laura juba ütles, et siin kellegi äkki oli mingit väärtuslikku info kaasa võtta. Loodan, et võib-olla mõni noor tulevane kulturist vaatas seda ja saab aru, et ei tasu nagu mingeid rumalaid otsuseid teha. Näiteid on küll ja veel. Kes iganes sellest tasu saab, siis super. Kuule, aga aitäh sulle, Martin. Aga palun sulle ka. Järgmise korrani.